Juuste siirdamine on väga efektiivne, see tähendab, et me lihtsalt nagu lillepoti istutame ühest kohast teise ümber, et Eestis seda teha ma ei näe väga suurt mõtet, meil on patsientuur selleks liiga väike, et ma soovitan ka patsientidel pigem vaadata suurte riikide, kas või Türgi poole, Turkish Airline, et see peab olema hästi kiiresti tegutsev ja professionaalne tiim taga. Et nii, et ma ükskord kuus teen juuste siirdamist, see nagu ei ole nagu pädev, sest et see tempo, millega ma seda teostaksin, oleks nii aeglane, et inimene võib lamatised saada selle aega seal. Meie vahel laiub paar 100 kilomeetrit, musta lõhnavad asfalteed. Ma olen Tartu ja sina oled Tallinn, kuid suuri sõnu kuuleb mõlemate suu. Tere tulemast, kuulame ja vaatama Tervisetasku podcasti koos Kadri kahega. Mina olen Kadri. Ja mina olen Kadri. Ja meil on olnud tegelikult päris pikk paus, selline, kus me ei ole kahekesi ammu sattunud ühe mikrofoni, nii-öelda samade mikrofonide taha. Jah, sest sina oled Tartus teinud, mina olen Tallinnas teinud, aga mis see viimane oligi äkki pool aastat tagasi? Jah, ta oli ikkagi selline, mis ma mõtlen, see oli mingisugune varasuvi või hiliskevad. Ja mai äkki. Hiliskevad. Ja täna on selles mõttes hästi tore, et minu kõrval ei ole lihtsalt enam tavaline Kadri, vaid mul on nagu selline professionaal on kõrval. Mis tegid suve, mis tiitli said endal alles? Professionaalne saatejuht toimetaja televisioonis. Mõtlesingi, mis see õige termin oli. Mis tegid? Mis omandasid? Omandasingi uue kraadi BFM-is. Et ma ei tea, palju sellest nüüd siin kasu on, aga paber on taskus. Nii, oota. Nüüd sul on see professionaal. Mis on see asi, mis sa võtsid sealt kaasa sealt õppelt? Mis see on? Mille sa võtsid kaasa? Mingi tarkustera? Üks tarkustera, mida me võin kohe öelda valesti teeme. Nii, ma juba tunnen, selg on sirge. Mida ütles Anu Välba väga targasti, et jalg üle põlve ei istuta kaamera ees. Nii et... Aga ma vaatan, kas sul ei jäänud koolist midagi meelde. Miks ta nii ütles? No väidetavalt naisterahvas eriti, et ei pidanud olema nagu parim toon. Ja teine asi... Mul on liigesed. ja teine tarkus, mis ma sain teada, et tuli minna kohe logopeedi juurde, et S-id susisevad ja L ja N on vales kohas, nii et seda ma olen ka nüüd natukene harjutanud. Proovi öelda ninasarvik Saaremaal. Ninasarvik Saaremaal. Tuleb, on see mis abi olnud. Nii, aga mis sina oled teinud vahepeal? See mõttes, et kui sina rääkisid, mis sina suvel, mida sa omandasid, siis minul sa lõid, ütleme, selline suve alguses suhteliselt nagu sellise plokki. Sa kinkisid mulle ühe kinkekaardi. Tavaliselt on niimoodi, kui ma mõne kinkekaarti saan, siis ma ohe nagu selles mõttes, et mul on väga raske selle kinkekaartide kasutamisega. Tihti nad saavad nii-öelda vanaks. Seda ma olen näinud ja ma arvan, et ka eelmise sünnipäeva kinkekaart, me ei hakka sellest läks vanaks. Ja siis ma nagu nägin seda, alguses ma mõtlesin, võib-olla raha vahel ei olnud. Et siis, ühesõnaga. Ja siis ma teen selle, loen seda kirja, enne kui ma vaatasin, mis kinkekaartiga tegu on, loen seda kirja. Seal on vanusele hästi palju nagu lükatud igast sõnu ja muidugi su käekiri on tegelikult väga raskesti loetav, aga ma olen lihtsalt 28 aastat. Sa oled staažikas lugeja. 9 aastat maha sinult kirjutanud, et selles mõttes, et olen nagu teinud neid asju ja ma olen õppinud seda lugema, mida rohkem ma jõuan seda lõppu. Ja ühesõnaga, ja siis ma ütlesin sulle, et see kinkekaart, mille ma sain, ma ütlesin nagu et ma ei. Esiteks ma kardan valu, ma ei taha nagu, ma ei tea, ebamugav, võib mingi punni minna, ma ei taha, mul on igasugused hirmud. Siis sa ütlesid mulle, ma nii mäletan seda, et nagu, lõpeta ära nagu, esiteks seda kinkekaarti, sa küll nüüd vanaks ei lase. Ja teine asi on see, et ma kutsun ta podcasti, et me võtame kõik hirmud maha, ma küsin, kelle sa podcasti kutsud. Siis oota, ma juba tunnen teda, või ma olen tema juures käinud, ma kutsun ta podcasti. Nii et kelle me kutsusime täna podcasti? Nii, ja täna ta lõpuks on siin. Ja kes oli, kusjuures ma pean ütlema, üks kõige esimese saate külalisi, keda ma kohe mõtlesin, et kui ma hakkasin podcasti tegema, et keda võiks nagu kutsuda. Nii et kutsuksime sisse Eesti kõige säravama ilukliiniku juhataja, longevity eksperdi, biohäkkeri ja 3 lapse ema, doktor Mari Laasma. Juhu! Tervist, nii pidulik sissejuhatus kohe ja jalga ei tohi üle põlve. Mul on ka... tead, me ei ole otse-eetris. Aga ütlesid, otse-eetris ei tohi olla jalga üle põlve, jah? Või kuidas oli? Ma ütleks, et see on tõlgendamise küsimus, et kuidas sa saad tõlgendada? Me juba tõlgendasime selle ära. Peab mugav olema. Aga Mari, kohe esimese küsimusena, et vaatajale, kes on biohäkker?
no nagu sõna ütleb, et see, kes häkib kuskile sisse, ehk tegelikkuses ma nagu päris võib-olla ise ennast biohäkkeriks ei pea, et ma nagu mingil määral tegelen sellise nii-öelda häkkimise ja träkkimisega, aga see on selline inimene, kes tavaliselt siis jälgib oma elustiili, ta mõõdab võib-olla näiteks oma unetunde, oma päevast, ütleme, keskmist südamelöögisagedust, oma samme, oma treeningut, oma toitumist, võtab erinevaid toidulisandeid, ehk ta tegelikult üritab natuke sisse häkkida sellesse vananemisprotsessi, et siis aeglustada seda vananemisprotsessi ja võimalikult tervelt elada siis võimalikult kaua. Ja ma mõtlen nüüd, et kuna me siin teatud eesmärgil sind juba kutsusime, et äkki me korra häkiksime Kadri ka läbi, et kui tal on nüüd see suurepärane kinkekaart veel kodus sahtlis ootamas, et mis oleks... Autod on täpselt niimoodi, kui sa kinkisid, me olime autos, me olime kahekesi autos ja ta mul auto selles, nagu, kuidas ta kutsub, mitte kindel aegas või käe, ühesõnaga... See tasku seal kõrval, jah. Et mis oleks võib-olla kõige esimene asi, mida sa soovitaksid siis Kadril ära häkkida? Ma võib-olla selle kinkekaardi teemat ikka puudutaksin, sest see on minu jaoks ka hästi selline valus teema, et samamoodi kõik mu sõbrannad teavad, et minule kinkekaartide kinkimine on hästi nagu ohtlik, et nad lähevad mul kõik vanaks. Ja tegelikkuses meil on ka seal mingisugune kuupäev peal, aga ma alati tulen vastu. Et juhul, kui sa näed, et täna ikkagi on aasta möödas, ei ole hullu, et ma alati võtan vastu, et inimene on alati kulutanud raha, et ma tegelikult ei saa üldse aru, miks seal peab mingi tähtaeg peal olema, aga no ma saan aru, et peab olema mingilgi määral, aga inimestel tuleb elu vahele, kes jääb vahepeal beebiootele, mida iganes, et selles suhtes ma arvan, et see aasta on nii lühike aeg, et see saab nagu viuhti läbi ja siis ma avastan iga aasta sünnipäev mõte, et okei, ma võtan eelmise aasta kinkekaardid välja ja siis sealt on juba paljud aegunud, et ma arvan, et selles suhtes ma ei taha, et sellega tegiks mingi surve, et nüüd peab tingimata midagi tegema, on ju, et nüüd mul on see kinkekaart ja issand, mis nüüd saab. Osad isegi kingivad selle edasi mõnele oma sõbrannale. Mul see kirjati ära. Ja et selles suhtes see kinkekaart ei ole nagu mingi kohustus jumala eest ja kindlasti sa ei tohikski võtta kui sellist nii-öelda, ma arvan ka, et Kadri poolt tehtud sulle mingit sellist nina alla hõõrumist, et naata, nüüd sa pead juba minema, miks sa juba ei ole läinud, on ju. Et see on, ma arvan, ka heast tahtest puhtalt, et kindlasti seda Kadri kindlasti teab. Jaa, seda ma tean, ma olen lihtsalt, me oleme 28 aastat olnud nagu tõesti parimad sõbrannad, et noh, see on kõige, võib-olla seal ma tõesti ei tajunud nina alla panemist. Pigem ta teab, et ma ise olen sinu hästi suur fänn juba aastaid ja aastaid olnud ja mulle tundus, et kuna tal on veel käimata, et siis on viimane hetk. Nüüd tekitame natuke usaldust minu suhtes enne kui tulla, on ju. Ja ta ise oli ära proovinud 5 aastat ma ei tea kaua. Et selles suhtes see teenuste valik, mida valida, on nagu kohutavalt suur ja lai ja tegelikult see on kõige suurem probleem, et see on natuke liiga lai. Isegi minul on teinekord raske soovitada, mis on nüüd see kõige olulisem ja kõige tõhusam, mis just sulle aitaks selle efekti saada, mida sa saavutada tahad. Et inimesed küsivad, et mida ma peaksin tegema, siis ma ikkagi enamasti alustan sellega, et kas sul on midagi, mis sind ennast häirib. Ja siis ma alles nagu hakkame edasi minema, sest et nagu mina ütlen alati ausalt, et mind üldse teiste kortsud ei häiri. Ainult häirivad enda kortsud. Et selles suhtes, kui ta hakkab rääkima, mis teda nagu häirib, et siis ma lihtsalt räägin, mis võimalusi selleks on, et ma nagu ei saa öelda, et näed Ukule, et vaata, mis sul seal on. Mõni tuleb, näiteks on suur sükene nii-öelda sünnimärki meenutab punn või ongi nagu selline suur sünnimärk otsa eest, ta näitab, et noh, see mind häirib, eks näitab näpuga sinna sünnimärgi peale, siis ma küsin, et ahah, et kas see punn, ei, see korts seal. Et noh, mina näen inimest teistmoodi, kui inimene iga päev ennast ise peeglist vaatab, et mõnda inimest ei häiri see võib-olla suur sünnimärk seal otsa ees üldse, et see on tal terve elu olnud, on ju. Et äkki sa ise ütled, kas sul on midagi sellist, mis sa täna tunned, et see natuke juba häirib. No eks ju see kurjuse korrus, teisipidi ma mõtlen, et ma olen selline hästi emotsionaalne rääkija ja niimoodi. Ma olen hästi kuri rääkida. Ei no, ma võin kuri ka olla, aga ma lihtsalt räägin väga emotsionaalselt alati ja siis mul on alati, mis ma olen mõelnud, et siis see ei paista välja, et noh, kui ma tahan täiega, kui mingi laus ütlen, et seal on nagu kõik sul käed nagu nii käivad, ega seal tead. Et üldiselt see kurjuse kortsu äravõtmine tegelikult seda emotsiooni ära ei võta. Et selles suhtes see hääletämber, see joon ja noot jääb ikkagi sisse ja tegelikkuses nagu ega see kurjuse äravõtmine kedagi nagu sellest nagu õnnetumaks ei tee, et siiamaani pole küll keegi tagasi tulnud öelnud, et kuulge, andke mulle see tagasi, et ma olen õudselt tunnen puudust oma kurjuse kortsust, on ju. Et tegelikult on tehtud uuringuid, et sellise aju tagasiside mehhanismiga, et kui inimesel võtta see võime ära seda kurja kortsu teha, siis tegelikult ta muutub positiivsemaks hoopiski. Sest et ta ei saa, et tegelikult see on seesama, et kui sul näiteks on hästi halb tuju, katsetage, sõitke autoga näiteks ja naeratage ja mõelge, kas te siis saate veel kuri olla näiteks ja mõtlete millegi peale, et hästi kuri, aga samal ajal naeratad. Tegelikult sa ei saa kuri olla, kui sa naeratad. Et sa tegelikult sa annad ajule signaali, et sa oled positiivne ja samamoodi see on ära tõestatud, et see tegelikult töötab nagu aju mehhanismina. Et kui sa ei saa kuri olla, siis sa tegelikult oledki rõõmsam. Ehk see ei tähenda, et sinu autoriteet kannataks selle all.
eks. Lihtsalt see, et sa ei saa kurja nägu teha, see on ainuke asi, mida sa tõesti teha ei saa mingi periood, on ju. ja Aga kui kõik muu pikalt jääb alles. see efekt nüüd kestab? No enamasti ma tahaksin öelda, ongi 4-6 kuud, nii nagu see ravimi toime kestab, aga on inimesi, kes käib kord aastas ja siis on selliseid, kes käivad ka tihedamini, et kellel lihas kiiremini taastub sellest. aga siia, ütleme, keskendume nüüd mu selle kortsule, kurjuse korts, siia siis ei lähe, siia läheb botox või mida siia peaks panema? Jaa, selle ikka nimi on, botox. seda me nimetame ravimiks. Jah, see ongi ravim, et tema niimoodi, et nii-öelda tuntud nimi on jah botox, tegelikult on ta siis botuliintoksiin, siis see on selline neurotoksiin, mis halvab ajutiselt selle lihasnärvi ülekande, nii et see lihas ei saa siis mõnda aega nii-öelda funktsioneerida. Aga ta täielikult taastub kahjuks 4-6 kuu jooksul, nii et siis on jälle kõik tagasi nii nagu oli. Aga siis ongi, et kui seda regulaarselt teha, siis tegelikult see korts siis nagu kogu aeg vaikselt kaob ära, sest see on nagu pausil on ju, et see korts ei saa süveneda, nii et päeva lõpuks seda kortsu sinna tegelikult ei tekigi, et saab selle nii-öelda ennetavalt ka ära hoida. Ja tegelikult botoxid tehakse ka liighigistamise ja hammaste krigistamise vastu, eks? Neid näidustusi on hästi Peavalu palju vastu. ja et tegelikult on ta saanud üldse oftalmoloogiast, ütleme seal strabismiravis, kus on sellised liigsed lihaspinged ja väga-väga paljudes valdkondades ongi näiteks ka lastele tehakse nendele, kellel on lihasületoonused, nendel PCI lastel palju suuremates doosides kui täiskasvanutele, et mõni kardab oma väikese kurjuse kortsu doosi pärast, siis see tegelikult on väga väike võrreldes nagu lastele tehtavate suurte ühikutega, et kus on nagu meditsiiniline näidustus ongi ja peavalud, liigigistamine, et neid valdkondi on tegelikult hästi palju, kus botuliintoksiini kasutatakse juba üle 20 aasta ja isegi kõvasti rohkem. Aga mis see toimemehhanism näiteks higistamise puhul on? Et lihase puhul on nagu aru saada, et ta teeb ta nagu lõdvaks, et sa ei saa teda siis nii-öelda kokku tõmmata, aga et mis seal nagu selle higi nende näärmete seal ongi sellised atsetiilkoliini retseptorid, mida see blokeerib siis see toksiin selliselt, et siis see higistamine peatub, aga jällegi ka mingiks perioodiks, et higistamise puhul samamoodi see nagu ravimitoime ikkagi on kõikidel nendel olenemata sellest diagnoosist 4-6 kuud, aga siis on siis neid, kellel ka aitab võib-olla kord aastas teha sellest, see sõltub ka sellest loomulikult sellest higistamise määrast, et siin me räägime sellest nii-öelda primaarsest hüperhidroosist, mis on selline kaasasündinud, mis on tegelikult lapsena juba inimesel nii-öelda märgatav, et see on selline kusagil 3% elanikkonnast, ehk tegelikult väga vähestel inimestel esineb seda. Ja tihtipeale on seal mitte ainult kaelalused, vaid ka peopesad, jalad-allad, et näiteks väike laps ei saa hästi käputada, et ta ei saa koolis pastakat käes hoida, et käed väga higistavad. Okei, et päris nagu lapsest saati. Ja primaarne hüperhidroos enamasti hakkab juba, kui ma küsin, et millal see hakkas, siis ta ütleb, et mul on see tegelikult nagu eluaeg olnud või noorest saadik, et need ülejäänud on juba nii-öelda sekundaarsed, ütleme kas siis mingitest hormoonidest või mingist haigusest või üleminekuajast on ju, et siis on selline pigem selline teisel põhjusel tekkinud liigigistamine, et seal puhul see botuliintoksiin ei pruugi alati aidata, kuigi enamasti aitab seal ka väga hästi. Aga jah, seda saab teha kõikidesse kehapiirkondadesse, aga jah, loomulikult kusagil on mingi piir, et üleni seda ei saa teha, et enamasti me valime siis selle piirkonna, mis kõige rohkem nagu muret valmistab. Aga mis on täna võib-olla kõige nii-öelda, ma ei tea, top 3 protseduuri, mida sinu kliinikus tehakse? No botuliintoksiin on vaieldamatult number 1, et selles suhtes ja seda siis enamasti miimiliste kortsude peatamiseks ja kortsude silumiseks, aga jah, sellega kaasneb nagu palju ka nii-öelda muid benefite, et ongi, kellel on väga tugev see kurjuse ja otsmiku lihas, siis selle lõõgastamine aitab tõesti kaasa ka peavaludele, et peavalud seda ma olen ise ka tundnud, et natukene parem on, et ei ole kogu aeg see silmade piirkond nagu nii pinkes. Minul oli ka vanasti ikkagi pidev peavalu, et peale seda, kui ma nagu regulaarselt olen hakanud seda botuliintoksiini tegema, mul on ikkagi need peavalud ilusti kogu aeg kontrolli all. Siis samamoodi näiteks hammaste krigistamine, see annab samamoodi peavalu, aga mitte ainult, ta tekitab ka hambumuse häireid, hammaste kulumist, eks ole, et selles suhtes väga palju tullakse ka selle probleemiga, et see aitab ka seda näovaali korrigeerida natuke kitsamaks, aga ikkagi peamine eesmärk on nagu hammaste tervis, et väga paljud hambaarstid saadavad sellel põhjusel. Aga jah, botuliintoksiin on selles suhtes kuidagi selline kiire ja tõhus ja alati nagu peaaegu 99,9% ikkagi töötab, kui on õige näidustus, õige kandidaat, õieti tehtud toksiin, et selles suhtes ta on üle maailma number 1 ikkagi enamus esteetilistes kliinikutes. Aga mis see number 2 ja 3 siis on? Teadsin, et sa küsid. Ja no ütleme, et meie kliinikus on ikkagi pigem naha kvaliteet number 2, et kõik võimalikud protseduurid, mis seda naha kvaliteeti parandas, botuliintoksiin otseselt seda naha kvaliteeti ei paranda, et ta mingil määral jah, ahendab poore ja võib-olla natuke muudab seda naha kvaliteeti natuke siukseks smuutimaks, aga ta ei kuidagi pidi ei niisuta, ta ei stimuleeri sul nahas kollageeni tootmist ega midagi sellist, et siis me pigem võib-olla samas etapis siis hakkame vaatama, et kuidas me saame seda naha kvaliteeti parandada ja seda naha vananemist
vananemist pidurdada. Et seal sõltub siis kõik sellest põhjusest, mis see peamine vananemise probleem on, et võib-olla on seal mingi volüümikadu, et no üldiselt ikkagi mujal maailmas number 2 on ikkagi täitesüstid veel. Täna aga järjest rohkem liigub pigem sellistele protseduuridele, mis on siis nii-öelda regeneratiivse või ütleme biostimuleerivad, et mis päriselt mitte lihtsalt ei täida ja ei tõsta midagi, vaid päriselt ka noorendavad, annavad seda kollageeni stimulatsiooni ja pidurdavad seda vananemisprotsessi, et sellised nii-öelda naha kvaliteeti parandavad või siis täitesüstid, see sõltub natuke, ma arvan, sellest kliinikust ja riigist võib-olla. Ja kõikvõimalikud energy-based device'id ehk kõikvõimalikud nii-öelda laserid, RF-aparaadid, et neid on nagu, see tehnika areneb täna väga-väga kiiresti, et kindlasti number 3 on siis kõik need seadmed, mida on võimalik siis teostada väga-väga paljude erinevate naha ja muude probleemidega. Aga täitesüstide mõttes, et kui tahtagi natukene huuli teha prundimamaks ja natukene põske tõsta, et seal miski veel seda ei asenda, et ikkagi seal tuleb teha täitesüsti? Huulte puhul see on kõige mõistlikum lahendus, kui tõesti tahta volüümi seal natuke taastada, sest et tegelikult me tahame ikkagi võimalikult pikaajalist tulemust, et kui me lihtsalt sinna süstime, võib loomulikult teha sinna mingid oma vere niisugused süste ja mingeid muid preparaate, aga nad ei püsi seal nii hästi. Ja see on ikkagi päris valus piirkond, et seda nagu iga kuu ei tahaks nagu torkida. Et hea oleks, kui ta ikkagi püsiks seal võimalikult kaua. Aga täitesüst ei ole alati ideaalne lahendus, et ta ikkagi kipub migreeruma, ükskõik kuhu me teda teeme, eriti just huultes, et see on nii liikuv piirkond, et ühel hetkel see süstitud huulde küll, aga ta ikkagi liigub sinna huule piirist natuke ülespoole. Et see aine nagu läheb sinna naha all lihtsalt edasi. Just, et siin on sellised kanalid siin huule peal, kust pidi need täiteained kipuvad siis liikuma, et kuna see on nii miimiline, see kogu aeg räägid ja sööd ja naerata, et loomulikult siis ta mingil määral ikkagi liigub sealt ju teistesse kudedesse. Oota, kas võib juhtuda niimoodi, et ma lähen huultesse täitesüsti tegema ja siis mul on kuskil põse peal punn või kuidas see, võib see päriselt? Päris põse peale ta liigub, aga ta liigub siia huule puna peale natukene, et siis ongi võib-olla osadele näha selline natuke nagu mokk külje pealt, et see ei ole algselt sinna süstitud, vaid ta on ikkagi natuke liikunud sinna, et aga siis põhjuseid on tagasi? No tegelikult ta tagasi enam ei lähe ja sealt iseenesest ta tihtipeale ära ka tihti ei kao. Et kui see ikkagi on häirivalt juba nii-öelda erinevasse piirkonda liikunud, et siis me soovitame ikkagi pigem see eemaldada. Et õnneks on olemas, kuna need on hüaluroonhappe baasil, siis on olemas siuke aine nagu hüaluronitaas, mis on inimese kehas ka ja loomulikult olemas siuke ensüüm, mis siis selle hüaluroonhappe ära lagundab ja siis me saame põhimõtteliselt koheselt ilusti sellega täitesüstiselt ära lagundada või ära lahustada, et see on nagu väike protseduur, aga kiirelt tehtav, et selles suhtes alati on võimalus nagu tagasi keerata seda protsessi. Et võib-olla üks asi, mis me tegelikult Kadriga mõtlesime ka, et mis teema ikkagi päeva lõpuks nende pardihuultega on, et kas paljuski on süüdi see nii-öelda migreerumine, et aine on liikunud või siis teadlikult kas arsti või siis kliendi silmis see ongi ilus, need huuled natukene nagu liiga ülesüstidest. Nagu me teame, on võimalik ju ka nagu väga loomulikult ilusasti nendel huultele lihtsalt natukene volüümi juurde anda, et tulemus jääks loomulik, aga et kus see nii-öelda pardihuulte fenomen siis tuleb? Siis on ikkagi olemas. No õnneks Eestis väga vähe ja inimestel on pigem nagu hirm, et oi, botoxit ma küll ei tee, et ma olen neid pardihuuli näinud, on ju, et nendel ongi see teadmatus võib-olla, et tegelikkuses pardihuuled on nagu äärmuslik, eks ole. Et igapäevases elus me näeme neid ikkagi, ma arvan, pigem vähem kui neid loomulikke või mitte üldse süstitud huuli. Eestlasel on muidugi väga kitsas huul ja loomulikult me tahaksime, et oleks lopsakam, aga me ei saa tegelikult väga oma huule anatoomiat ju muuta, et kui see huul on kitsas, siis teda nii loomulikult ilusaks teha, nagu võib-olla mõnel sõbrannal on nagu väga-väga raske täitesüstidega. Et see peab olema nagu ikkagi väga hästi tehtud, õige tehnikaga, õiget preparaati ja kõige suurem põhjus, miks ta kipub ikkagi nii-öelda migreeruma ja muutuma selliseks nii-öelda ebaloomulikuks ongi see, et teda on lihtsalt tehtud liiga palju. Ta tegelikult arvatakse, ma tegin 3 aastat need huuled, et nüüd ei ole midagi, nüüd on kõik ära kadunud, et teeme uuesti ja siis tehaksegi uuesti. Aga tegelikkuses see on see koht, kus näiteks meie kliinikus enamasti ütleme, et me kahjuks peame ikkagi selle eelneva täite eemaldama, et me ei saa nagu me selle lõuendile enam uut asja luua, kui seal on juba all selline juba eos asi, mis näitab, et see asi ei jää lõpuks loomulik ja ilus. Ma ei saa aru, ühesõnaga, kui on see nii-öelda niinimetatud pardihuultega naisterahvas tuleb, kes on 3 aastat tagasi süstinud nende huuled, tuleb teie kliinikusse, ta soovib täidet saada, siis te peate ikkagi 3 aastaga ei ole see ikkagi siit huultest ära läinud. Enamasti jah, ta ikkagi ei kao sealt ära, kui on just pardihuulega tegemist nii-öelda. Võib-olla hea näide, aga väga paljudes piirkondades ta ikkagi kaob ikkagi mingil määral niimoodi ära, et me teda enam ei näe ja me ei saa teda katsuda ja ka ultraheliga võib-olla mõõta ja määrata. Aga huultes osadel inimestel kaob ära, aga see sõltub ka sellest preparaadist ja sellest loomulikult ka kogusest päeva lõpuks,
aga mõnikord on nii, et tõesti ongi ainult tehtud 1 milliliiter ja 4-5 rohkem aastaid on hiljem see ilusti ka käega ikkagi palpeeritav ja tuntav, et kui ta tuleb sooviga ikkagi juurde teha, siis ta on selleks ajaks ikkagi enamasti migreerunud ja meie ei saa seda nii-öelda uut ilusat tuule kuju luua, kui seal on see vana täidis all, et me ikkagi eelnevalt peame selle eemaldama ja see on inimese valik siis, et kas ta on valmis selleks eemalduseks või siis ta ei ole. Kuidas see eemaldamine käib? Et seal ongi selline vedelik, mis on pulber tegelikult, ta on selline ensüüm nimega siis hyaluronitaas, mida me siis süstime sinna peenikese kanüüli abil sinna, ta on, ütleme, kergem protseduur isegi kui huulte täitesüsti tegemine, et selline, ta on vedel ja siis ta ise lahustab seda kõike, mis seda ette talle tee peale jääb, siis see hyaluroonhappe ilusti lahustab ära kusagil niisugune paari päevaga. Valus ka? No igasugune huulte torkimine on valus, et selles suhtes aga see, et kui ta hakkab seal toimima kuskil? Ei, see ei ole valus, ei ole selles suhtes. Siis läheb sisuliselt nagu õhkmadrats läheb kokku. ja muudes piirkondades samamoodi, kui on olnud näiteks liiga palju või valesti tehtud täitesüstid silmaalusesse piirkonda, samamoodi siis ta ikkagi kude kukub kokku, kuna ta on olnud, kõige suurem probleem ongi nende pisarakanalite täitesüstidega, et teda on olnud seal nii kaua aastaid, ta on pidevalt tursunud ja tekitanud sellist nagu kudede venitamist ja sellest ka naha venimine, et kui me lõpuks selle aine sealt ära võtame, siis see olukord võib isegi osutuda hullemaks, kui ta oli seal võib-olla sellest läbikumenduvast täitesüstit, sest siis see nahk ja kõik vajub nagu tühi õhupall kokku ja siis on see koe nii-öelda defekt palju enam märgatav ja siis inimesed nagu satuvad paanikasse, et mis ma nüüd teen, eks ole, et seda peab kõik ette teadma ja arvestama sellega, ette rääkima neid asju. Ühesõnaga, me ei saanud ikkagi sellele küsimusele vastustest, kas pardihuultel on mingi hea funktsioon, ma ei tea, võib-olla suhtes olles näiteks mingi hea funktsioon või et miks seda ikkagi tehakse, sest kui ma näiteks Instagramis ka jälgin ka eestlasi, et neil ikkagi on on pardihuule fenomeni ka. Ja on põhiline on ikkagi see, et inimene harjub oma uue minapildiga ära, eks ole, et talle ennem ei olnud neid huuli, aga nii kui ta saab, see on vist uuringute järgi tehtud, et 2 nädalaga inimene harjub oma mina, võib-olla isegi veel kiiremini. Ta tegelikult aju lülitab välja selle, et tal ennem olid teistsugused huuled. Näiteks huuled, see võib ka muude asjadega, aga huultega see on lihtsalt hea näide. Et ta tegelikult ei mäleta, et tal ennem olid kitsad huuled. Ta väidab, et ei, mul on nüüd tagasi sellised, nagu mul nad olid. Et nüüd on, et kõik see on kadunud, et nüüd on kõik läinud, on ju, tegelikkuses ma tunnen ja katsun, et seal on see aine ju sees. Et inimese aju on niivõrd kiiresti nii-öelda adapteerub selle uue välimusega ja siis ta nagu tunneb, et seda on vähe, et ma tahaks nagu juurde, sest ta ei mäleta seda, et tal ennem ei olnud üldse peaaegu seda huult seal. Ja siis ongi, et siis ta tahaks natuke juurde ja siis sealt ta tuleb, jah. Et see on ikkagi üle süstimise tagajärjel ja loomulikult seesama migreerumise tagajärjel tekkinud, et selles suhtes seda on võimalik teha ka teistmoodi, aga ilmselgelt on see ikkagi siis nii-öelda selle spetsialisti nii-öelda öelda, et kahjuks me ei saa niimoodi seda jätkata, et eelnevalt tuleb ikkagi see eelnev täide ära võtta ja siis me saame nagu edasi hakata mõtlema. Ja mis võib-olla teie praktikas või sinu praktikas kõige ekstreemsemad näited on olnud või kas on ka selliseid patsiente tulnud ja nõudnud, et ma nüüd tahangi, ma ei tea, kas pardihuuli või midagi muud täiesti sellist, et võib-olla professionaalina sina vaatad, et siin on äkki vaja võib-olla psühholoogilist nõustamist või et nüüd sina tunned, et siin on piir, et sina ei tahaks siit edasi minna? No selliseid ja huuli ilmselt ja võib-olla isegi mitte ma ütlen, et üldse linna peale ilmselt juba jutud käivad, et meie kliinikust ei saa selliseid asju lihtsalt, et meie ei tee asju, mida me ei pea esiteks ilusaks ja teiseks mina arstina ei tee ka neid asju, millel ei ole näidustust. Jah, me võime öelda, et huulte täitesüstidel ei olegi nii-öelda meditsiinilist näidustust, aga kui me räägime nii-öelda volüümi kaost ja vananemisega kaasnevatest muutustest, siis huuled samamoodi kaotavad volüümi ja ma pigem nagu vastupidi, eestlane on minu klient on enamasti selline, et oi ja huultesse ei tohi midagi teha, et ma ei taha neid pardihuuli või siis jah, et mees kodus ei märkaks. Aga tegelikkuses on see, et siis ma seletan, et tegelikkuses see huul on samamoodi kude, mis kaotab volüümi ja kui me seda natuke taastame, siis tegelikult see annab tohutult palju nooruslikkust tagasi selles suhtes. Lihtsalt võib-olla me taastame seda, mis oli mõned aastad tagasi. Me ei tee nagu pardihuuli, aga lihtsalt ma näen, et see kude on nii tühjaks jäänud ja see on see koht, kus mina tõesti soovitan neid huuli teha. Aga kui keegi tuleb ja küsib, mis te arvate, kas ma peaks huuli tegema, no ilmselgelt see ei ole esimene asi, mida ma inimese puhul märkan ja näen, et jah, tõesti siin oleks vaja neid huuli teha. Et see on ikkagi selline inimese enda nii-öelda valik, et mina ei saa seda tema eest otsustada, kas ta neid huuli vajab või mitte. Et pigem ma olen huulte osas isiklikult väga konservatiivne, et ma pigem nagu arvan, et on võib-olla olulisem see naha kvaliteet, võib-olla see luure ümbruse kortsud enne teha sirgeks, et kui majal on väga ilus uhke ja suur punanuks, aga maja on nagu ise siuke lobu ja vana, siis ma pigem ei tõmbaks tähelepanu nende huultega nendele kortsudele. Et ma alustaksin pigem selle naha kvaliteedis või kellel on mingi väga selline silmapaistev akne näiteks, eks ole, et ma pigem tegeleksin nende asjadega ennem, kui ma nagu tähelepanu hakkaks tõmbama nendele huultele. Aga jah.
Ja kuna, ma ühe küsimuse veel küsin ära, et kuna me juba nende pardihuulte peale läksime, et kuidas sulle tundub, et täna võib-olla nagu ühiskonnas, Eesti ühiskonnas, et kas see on mingi stigma ikkagi nagu selle esteetilise meditsiini ümber, et üks asi on tõesti need pardihuuled, aga et teine, nagu sa välja tõid, et kõik see naha kvaliteedi parandamine ja tegelikult on ju ka inimesi, et kellel võib-olla ongi mingi selline nagu esteetiline defekt, et kas mõni suur sünnimärk või siis mingi selline nagu probleem, et mis on minu meelest 100% täiesti okei nagu korrigeerida ja kui sa ise pead kogu aeg kõndima kuskil tänaval niimoodi, et inimesed sind vaatavad, et ilmselgelt see mõjutab sinu vaimset tervist, see mõjutab kogu sinu elukvaliteeti, et mulle tundub jah, et natukene võib-olla vähemalt varem on olnud see rõhk selle esteetilise meditsiini puhul sellel pool, et ongi need pardihuuled, aga tegelikult seal on nagu nii palju muud ka taustal. No meil on ikkagi naisena, ma arvan, kõige olulisem meie enesekindlus ja kuidas me ennast oma kehas tunneme, et ükski teine inimene ei saa, ma arvan, öelda, et kas ma olen oma kehas õnnelik, kui ma ise seda pean tundma, tajuma, et keegi ei saa öelda, et ma pean panema endale kunstrinnad või tegema endale pardihuuled või mis iganes täitesüste või asju, et naine peab ise oma kehas ennast hästi tundma. Eelkõige ma arvan, et see on naise enda otsus ja naine ise tunneb, mis teda häirib, et ta saab ennast vaadata rahulolevana peeglist, olgu selleks siis mõni kehapiirkond, mis iganes, ka intiimpiirkond näiteks on ju mõni rippuv nagu nahavolt kusagil ka võib-olla tuhara piirkonnas, eks ole. Et ja nägu samamoodi, et jah, nägu on meil kõigile nii-öelda nähtav, see on nagu meie visiitkaart, aga samas see on pigem see, et kui me oleme ise enesekindlad endaga rahul, siis see kajastub ka meie muus olekus. Meil on võib-olla lihtsam töökohas, võib-olla uut töökohta leida, mingit karjääri teha, eks ole, et me tunneme ennast oma kehas hästi ja see on ka seesama, miks me vanusega siis hakkame võib-olla natuke oma enesekindlust kaotama, kuigi meil tegelikult ju kogemusi ja kõike seda, mis elu jooksul on ju tekkinud, on ju kõvasti rohkem kui noorena, eks ole. Aga samas me ka võib-olla väärtustame ka oma seda välimust ja kõike seda täna oskame hinnata palju rohkem kui võib-olla noorena puberteedi eas, kus sa oled kõik veatu, ilus, sile ja brink, aga tegelikkuses sa ei oska seda hinnata, seda kõike ilu, mis sinu sees ja väljastpoolt paistab ka teistele. Ja või kuidas seda pikemalt hoida. Aga kuidas me nüüd ma saan aru, me vaatasime minu selle kursukortsu üle. Ma küsin veel, kas silmad, mul on tumedad silmaalused, kas sellega saaks ka midagi sinu juures ära teha? No see on jah selline tüüpiline eestlaslik selline, et meil on enamus inimestel siin Eestis minu meelest tumedad silmaalused, see on see ikkagi meie see ilmastik kahjuks ja kõik see D-vitamiini puudus, stress on ju, seda jah, aga just selline geneetiliselt on, ma arvan, mul endal samamoodi sellised väga aukused tumedad. Et seal nagu on raske, ausalt öeldes nagu seal on hästi oluline ongi hea uni on ju, toitumine on ju, kõik nii edasi. Et seal on jällegi sõltub sellest anatoomilisest põhjusest, et sinu puhul seal tõesti on natuke näha seda pisarakanali nii-öelda vagu või hakkab tekkima selline tühimik, et sinna ongi võimalus siis nii-öelda seda kohta nagu tõsta ja täita, sest kui seal on tühi, siis sinna tekib nagu vari on ju, praegu ka selle prožektori varjus on näha, et sinna tekib vari natukene ja see ongi see koht, et kui me selle üles tõstame, siis tekib sinna valguspeegeldus ja siis tundub nagu see puhanum ja värskem see ilme. Et see on nagu selle täitesüsti mõte või ütleme täitmise mõte, et tegelikult me muudame inimest nagu sellisest vananemisega toimubki see, et me muutume niisugusest 4-5 teelt 2-3 teele, et tegelikkuses kaovad ära need valguspeegeldused, on ju need kontuurid ja tekivad asemele varjud ja see ongi see, mida me tegelikult nende täitesüstidega väga hästi saame tõesti muuta, et me saame neid jälle kontuure tagasi tuua. Aga kuidas ma võin olla kindel, et ma tulen nüüd siia alla täitesüste tegema ja mul ei valguse põske näiteks? et seal mingil määral ta isegi võib mingil määral ta võib valguda ja see on ka okei, kui ta natukene sealt kuskile vajub. Kui me räägime silmaalusest piirkonnast, siis see vastupidiselt huultele on hästi nagu paigal, staatiline nii-öelda. Ja kuna me teeme see täitesüsti sinna luu peale täiesti nagu konkreetselt vastu luud, siis sealt on nagu väga nagu raske mimikaga nagu liikuma panna seda ainet, et ei ole niimoodi, et ta kuskile otsa ette liigub, on ju. Et ta on nii sügavates kudedes, nendes näol me jagamegi näoosad, mis on nii-öelda liikuvad osad, see näo keskosa on hästi liikuv osa, näiteks siit külje pealt laiali minnes on pigem selline staatiline osa. Ehk kui me seda staatilist osa sinna viime, siis sealt enam ei liigu väga kuskile, on ja samamoodi see silmaalune piirkond, et sealt luu pealt ta nagu tegelikult ei liigu, kui me oleme teinud õige tehnikaga. Loomulikult mingil määral ta võib, aga ta ei ole selline vedelik, mis valgub. Selle täitesüsti mõte ongi täna tehtud selliseks, et ta oleks võimalikult palju püsiks koos, ehk ta on nii-öelda cross-linked ehk seotud, et nii nagu me sinna süstime, siis tegelikult isegi teda masseerida on sealt väga raske mujale.
silmale. Ta on hästi selline püsiv, hästi nii-öelda kõrgtehnoloogiliselt selliseks väga-väga püsivaks tehtud ja silma all on eelkõige väga oluline, et see täiteaine, kui me räägime just täiteainest, siis et oleks mitte hüdrofiilne ehk mitte endaga vett siduv aine, et ei tekiks sellist pundumist, et silma all hakkab mingi vedelikku kogunema ja turset andma. Palli seal silma. Just, et ta peab olema mitte hüdrofiilne ehk õige täiteaine, õieti tehnika tehtud, et jah, jällegi ta ei ole ideaalne lahendus, aga ta on hästi kiire, hästi tõhus ja põhimõtteliselt 5 minutiga. Ma teen alati ühe poole ära ja näitan inimesele seda poolte vahet, siis see on nagu üks on, ma ütlen alati tulnud puhkusereiselt pool ja teine on öö läbi pidu pannud pool. Et see on see vahe, et inimene on lihtsalt hästi kiiresti puhanud ja värske. Aga jah, ta püsib 4-5 aastat, ütleme seal silma all enamasti päris kaua, kuna ta ei liigu sealt kuhugi, ma räägin, seal ei ole nagu seda miimikat. See argument, okei. Jah, aga ta ei ole ideaalne. On olukordi, kus ikkagi 4-5 aasta pärast ta natukene kerkib sinna naha alla ikkagi ja siis ongi see koht, kus võib-olla natukene tuleb teda sealt siiski ka eemaldada, aga õnneks on meil olemas see aine, millega seda eemaldada, nii et see ei ole väga suur probleem, kui teda natukene jääb läbi naha kumenduma, siis ma pigem alati soovitan ta eemaldada, et kõige hullem on see, kui ta jääb mingil põhjusel sinna seda lümfiturset tekitama, et ta nagu ikkagi surub need nii-öelda lümfiteed kinni, lümfiteed on hästi pindmised silma all ja siis tekib pidevalt selline tursumine ja siis see omakorda venitab seda nahka, et sel juhul nagu see ei ole väga hea võimalus, et pigem ma soovitan selle ikkagi eemaldada. Ja teine variant on siis täita näiteks rasvkoega, et võtta inimese rasva ja siis seda sinna süstida. Et see on juba nagu väike operatsioon, et selleks tuleb seda rasva võtta kuskilt ja siis see natuke... Aga see nagu täisrasva ei, mul on endal seda rasva. Ei, seda on hästi vähe vaja tegelikult. 10-15 milliliitrit piisab täiesti, et teha tervele näole sükene väike nii-öelda protseduur, aga see kanüül on oluliselt jämedam, kui me kasutame täitesüstide puhul, et ta on ikkagi invasiivsem ka ilma taastumiseta, aga ikkagi see põse sisse tehtav auk ja see protseduur on natuke ebameeldivam, kui ütleme, see tavaline täitesüst on väga-väga kergesti talutav. Inimene võib põhimõtteliselt kohe tööle tagasi minna, siis see rasva siedamisega ikkagi ma soovitaksin 1 päeva niimoodi võib-olla kodus taastuda lihtsalt sellest juba, sellest traumast, et võib-olla ei ole näha nii väga, aga ta on nagu ebameeldivam kindlasti inimesele. Okay. Kas see on mingeid ohte ka, millega nüüd Kadri peab siis arvestama? No botuliintoksiini puhul, no loomulikult see on ravim ja nii edasi, aga sellest, kui on inimene, kes on seda nii palju teinud ja kogemustega, siis ütleme nii, et nagu seal nagu need ohte on väga-väga vähe tõesti, et mingid allergilisi, loomulikult me räägime, küsime üle, kas on mingeid vastunäidustusi ja nii edasi, aga üldiselt nagu midagi sellist, mis seal saaks nagu väga valesti minna kurjuse kotsu puhul nagu ei ole, et seal on nagu, see on hästi lihtne ja niivõrd nagu nii-öelda hea tegija juures väga riskivaba protseduur. Täitesüstide puhul, et mida ma olen nagu ise näinud ja kuulnud, et näiteks võib kuidagi ära blokeerida veresoone ja et võib tekkida mingeid verevarustusprobleeme. Et ongi see kurjuse kortsu piirkond ongi, et mõned vanasti tegidki sinna täitesüsti, et see on nagu väga tõesti üks kõige ohtlikumad piirkondi üldse, kuhu täitesüsti teha, siit jooksevad täpselt need supratrohleaararterid, mis on ühenduses siis tõesti selle silma veresoontega ja inimene võib tõesti sellest ka pimedaks jääda või kergemal juhul siis võib tekkida naha nii-öelda nekroos või nahakahjustus selles veresoone poolt nii-öelda verevarustatavas piirkonnas. Et kurjuse kortsu piirkond on jah äärmiselt oluline ohtlik piirkond ja samamoodi nina näiteks, et need on 2 kõige ohtlikuma piirkonda, kuhu siis täitesüsti teha. Et vajadusel loomulikult saab seda teha kanüüliga ja kasutades siis erinevaid nii-öelda ohutusmeetodeid, aga ma alati eelistan seal ikkagi alustada toksiiniga ja kui on tõesti väga-väga sügav vagu, et siis me liigume sealt täitesüstiga edasi, aga ma alati räägin tegelikult nendest riskidest ja inimene siis otsustab, et kas ta soovib seda riski võtta ja teha see täitesüsti sinna või siis ta pigem lepib sellega, et väike korts jääb ja iga kord läheb see korts tegelikult vähemaks ja vähemaks. Et silmaalune piirkond näiteks võrrelduna näiteks kurjuse kortsuga ei ole üldsegi nii ohtlik piirkond, et tundub, et see tundub hästi ohtlik, aga tegelikkuses seal selliseid ohtlikke veresooni, kuhu me võiksime nagu sattuda, on palju vähem ja enamasti ka kui me teeme kanüüliga, siis see on ikkagi palju-palju ohutum piirkond, et kui võrreldes näiteks selle kurjuse kortsu piirkonnaga. Nii, aga kui ma tulen nüüd sinna kliinikusse, siis ennem ma mingi konsultatsioon või mitu minutit mul läheb näiteks, kui me nüüd otsustame, et me need sinised silmaalused seal ära süstime ja kas ennem on mingi tuimestussüst või kuidas see käib? Teeme lihtsalt mulle korraks, ma kujutan ette, mul on väga hea ettekujutusvõime. No tegelikult muidugi ideaalis võiksid sa tulla, ütleme nii, et täna me teeme selle konsultatsiooni siin ära, eks ole. Aga inimene kindlasti peab olema eelkõige ikkagi nii-öelda valmis selleks protseduuriks, et ta on oma psühholoogiliselt ette valmistanud selleks, et jah, ma nüüd olen valmis seda tegema. Mind aastat valmistada. Et ta pärast ei kahetse midagi, et me nagu ära võtta enam seda botoxit ei saa, et siis nii on, et siis nüüd tuleb lihtsalt leppida, et pool aastat see kurjuse kortsu ei ole. Et see peab olema nagu kindel otsus, et loomulikult oleks hea, kui inimene oleks selles otsuses eelnevalt
kindel. Aga kui see otsus on kindel, siis põhimõtteliselt selle botuliintoksiini süstimine ei võta rohkem kui mõni minut, see on tõesti väga kiire, pigem on see naha puhastamine ja kõik see rääkimine, eriti esimene kord, et mismoodi see käib ja mis sellele järgneb ja kõik see. Tuimestus? Ei, seal ei ole vajadust. Nõelalähmi? No võib panna, kui on mõni väga-väga suur nii-öelda foobik selles suhtes, siis ma olen pannud tõesti, aga see on rohkem selline platseebo, et tegelikkuses ta on niivõrd kiire. Mul juba toimiks. Jah, et niivõrd kiire protseduur, et enamasti, kui ma selle ära teen, siis küsitakse, et kas hakkate tegema ka või umbes nii, et nad ei saa aru, et see juba tehtud sai, et tegelikult see käib nii kiiresti, et nad ei vaja seda tuimestust. Aga jah, kui on inimene, kes väga kardab, siis pigem nagu psühholoogiliselt, siis meil on mingid neurovaisereid võimalik seal panna midagi, et see maandab seda pinget ja tuimestuskreem, et see on nagu ikkagi psühholoogiliselt kindlasti aitab. Silmaaluste puhul on ka ainult üks nõelatorge, et see on seda nagu ka ei ole võimalik. Ikkagi? No jah, ühe silma alla üks. Just, et selles suhtes ta ei ole valus protseduur, aga ta lihtsalt natuke ebamugav, aga tähtis on just nagu rääkida inimesega, et mis meil nüüd toimub ja mis te nüüd tunnete ja selles aines on ka tuimestus sees, nii et natukene võib siukene veidike tuim tunne või külm tunne olla silmal ka, aga see möödub hästi kiiresti, et kõikides enamasti nendest täitainetes on tuimestus sees, et kui nüüd ei ole just näiteks mingit lidokiini allergiat, siis on mõnusam ja samamoodi loomulikult huultesüstidel on ju, loomulikult me kasutame korralikku tuimestust, kreemi ja aines on endas ka tuimestus sees, et Nii, nüüd me oleme väga pikalt rääkinud minust, tähendab eelkõige minust, aga kui Kadri sind ennem sisse juhatas, siis ta ütles väga palju ägedaid tiitleid sulle ja ma saan aru tegelikult, et sa oled lastekirurg. Mis sind üldse miks sa muutsid nii tugevalt enda selles mõttes? Tegid, ma ei tea, mis on kannapööre või kuidas selle kohta peaks ütlema? Kui mitte päris nagu tagasi, siis vähemalt 90 kraadi. Ja, edasi läks ta, aga jah, et miks nii juhtus? Mis nüüd köitis? No tegelikult see ajalugu kaob sellest, et ma tegelikult olen selline ilukirurgi huviline olnud esimesest kursusest saadik, et ma tegelikult ülikoolis juba käisin seal doktor Peepre ust kraapimas, ma elasin tema kõrval majas Tartus ja tahtsin talle siin assistendiks minna, aga ei võtnud mind, ütles, et kõigepealt pead arstiks õppima ja siis kirurgiks ja siis plastikakirurgiks ja siis võib-olla vaatame seal jäämäe tipus sinna ilukirurgia suunas. Ja siis, kui ma lõpuks selle ülikooli lõpetasin, siis plastikakirurgia residentuuri tol hetkel ei olnud, oli mingi segadus, need, kes olid seda vedanud, need doktorid olid ainult Soome ja siis keegi ei teadnud, kui täpselt, millal see plastikakirurgia eriala üldse tuleb ja kuidas sinna saab ja mis sellest saab. Ja siis ma nagu valisin selle lastekirurgia, see tundus ka nagu põnev ja siis ma jäin sinna nagu tegutsema ja seal sai ka tegutseda sellises pehmete kudedega rohkem just nagu erinevaid nahaaluseid moodustusi eemaldatud, et selles suhtes see pehmete kudede asi nagu on mind alati nagu mingil määral nagu paelunud ja sellised kõikvõimalikud vaskulaarsed malformatsioonid, hemangioomid, et nendega ma nagu tegelesin siis lastekirurgias ka peamiselt. Ja siis ma hakkasin ühel hetkel natukene käima nii-öelda haltuura korras, et natuke lisateenida, tol ajal need palgad olid nagu olid siin Eestis, et natuke raske oli toime tulla oma tavapalgaga, et ei jõudnud nii palju neid valveid ka teha, et muu pereelu ei kannataks, et siis ma hakkasin natukene nii-öelda lisateenima nende ilusüstidega ja no siis sealt hakkas vaikselt arenema, sest see tegelikult oli selline aeg, kus nagu need alles nagu Eestis hakkasid, midagi juba tehti, aga see oli nagu väga nii-öelda lapsekingades kogu see esteetiline. See oli see, kui sa Kristinas kliinikus olid ja sa olid seal Minu imeline muutumine TV3-s, et see jääb sellesse aega, eks? Ja just, et see oli see aeg, kus ma võib-olla mõtlesingi, et ma hakkan seal tegema pisikirurgiat rohkem, natukene mingid sünnimärke ja väikseid mingid punne ja mingid kõrvaauke ja niisuguseid asju tegema seal. Aga siis kuidagi sujuvalt läks asi seal jah, nende ilusüstide peale ka ja siis hakkas see kuidagi järsku see Eestis nagu see valdkond nagu väga kiirelt arenema. Niimoodi, et ütleme esialgu seal võib-olla kord kuus, siis oli kord nädalas, siis lõpuks oli juba mitu korda nädalas mul neid vastu võtta. Et see järjest kasvas kogu aeg ja ma sain nagu väga palju seda ka juurde õppida tol ajal ja siis see valdkond hakkas nagu mind hästi paeluma, et just sellepärast, et ta on hästi kiiresti arenev valdkond, et seal on nii palju uusi nagu asju, mida pidevalt nagu täiendada ja õppida, et lastekirurgia on ikkagi nagu suhteliselt nii nagu ta on, et midagi väga seal muuta ei saa, et loomulikult mingil määral mingid tehnikad arenevad, aga põhimõte on ikkagi sama, et see esteetika tundus selline hästi uus ja põnev ja loomulikult, kui sa ise nagu jääd nagu järjest sellisesse vanusesse, kus sa näed, et ohoh, siit üht-teist annaks õpitseda, siis see teema isiklikult ju ka puudutab. Ja teine asi muidugi lastekirurgias oli see, et seal oli hästi palju vaja valveid teha ja mul olid endal väiksed lapsed ja iga nädal oli mul vähemalt 24 tundi vaja haiglas olla ja lapsed olid nagu päris kurvad. Ja siis ma nagu nägin, et see ei ole ilmselt see, mida ma terve elu tahaks teha, neid valveid seal teha, sest uni on ka ikkagi oluline, on ju. Et mul on hästi pikk magamatus ka lastest järjest, et see uni oli minu jaoks nagu ka hästi kriitiline. Ja siis ma juba otsustasingi ühel hetkel, et kuna see esteetilise meditsiini valdkond on nii
mulle tundus palju lubav, siis ma tegingi selle otsuse, et mis seal ikka, ma katsetan, teen oma kliiniku, see oli muidugi selline üks väike kabinet tol ajal 6 aastat tagasi, et mõtlesin, et mul ei ole nagu otseselt midagi kaotada, et proovin, vaatan, ei olnud mul ühtegi klienti, ühtegi töötajat, oli üks väike kabinet ja seal... väike ikka ei olnud, aga muidugi nüüd võrreldes sellega, mis täna on, et Peepri juurde sa ei läinud siis tööle üldse? Jah, sealt mind tookord ei võetud vastu ja siis ma mõtlesin, et olgu, et ma võtan selle pika tee ette, siis vaatan, mis saab, et selles suhtes jah, ilukirurgias, ma muidugi seal lastekirurgia kõrvalt hästi palju õppisin juurde nagu rohkem, plastikakirurgias oli rohkem ja põletuses ja nendes erialades, mis mind nagu rohkem huvitasid, oli nagu kauem võib-olla kui mõnes muus erialas. Et selles suhtes see tausta nii-öelda huvi selle ilu ja esteetika vastu nagu tegelikult olid kõik see aastad ja lastekirurgias sai seda nagu ka rakendada, sest lastel on väga palju selliseid kaasusündinud nii-öelda deformatsioone, mida me siis lastel koheselt opereerime, et need ei ole alati ainult meditsiinilise näidustusega, et väga palju on ka esteetilisi probleeme, mis on kaasusündinud ja siis neid saab siis korrigeerida, eks ole, et ka eemale ulatuvad kõrvad või mis iganes. Et need on kõik nagu mingil määral ka esteetikaga seotud, et selles suhtes nagu kuidagi üleminek oli selline sujuv, aga jah, ühel hetkel ma pidin siis nagu valiku tegema, et kuna ma tulin peale valvet enamasti oma kliinikusse, siis mul nagu läks see päris tihedaks, see kõik elu ja kõik muu pereelu hakkas kannatama, et siis ma pidin nagu otsuse tegema, et kumma ma siis nagu ära jätan. Ja siis tundus kuidagi see oma uue beebi ärajätmine kuidagi valus, et siis ma mõtlesin, et ma pigem panustan kõik oma energia sinna, et ma olen nagu eluaeg olnud võib-olla pigem selline, et nagu kas kõik või mitte midagi. Et ma tahan olla ühes alas nagu tippspetsialist, et ma nagu ei tunne, et ma olen nagu võimeline nii palju tegema erinevaid asju ja olla igas asjas nagu parim. Et mitte ma mingi mega parim pean olema, aga vähemalt ma tunnen, et ma panen sinna kogu oma energia, et ma nagu panustan päriselt ka siis sinna, et siis see asi ka areneks edasi. Ja siis ma tundsin, et see on see valdkond, mida ma tahaks hakata arendama Eestis. Ja kui keeruline või lihtne seda oli võib-olla kõike, eks ju, neid valveid ja siis enda kliiniku ülesehitamist teha nüüd 3 lapse kõrvalt ja see vist on avalik info, see äkki eelmises ühes podcastis mainisid ka, et sa 2 korda lahutatud olnud, et üksinda kogu seda asja teha, et kuidas sa sellega hakkama oled saanud? Mõni abielul läks selle kliiniku nahka? Ei saaks kummagi puhul seda öelda, et aga jah, selles suhtes teise kliiniku tegemise ajal oli mul ikkagi abikaasast väga suur abi. Tema oli see suur nii-öelda promootor, kes ütles, et jah, muidugi tee, sul ei ole midagi kaotada ja oli selline hästi suur tugi ja alguses ma ju ei osanud ka näha, kui suur see aja ja energiakulu tegelikult sinna saab olema. Ma mõtlesin, et ma teen seda nii-öelda hobi korras teise töö kõrvalt. Aga ühel hetkel sellest saab nagu juba selline suur osa sinu elust ja päeva lõpuks jah, võib öelda, et võib-olla tõesti see mingil määral oli ka meie lahkumineku ja lahku kasvamise põhjus, et tõesti võttis hästi palju minu energiat, minu tähelepanu ja loomulikult seal võib olla erinevaid põhjuseid, aga ütleme nii, et see energia, mis sinna taha on pandud, et see on tegelikult loomulikult, see on millegi arvelt ju ka tulnud, eks ole, et lapsed võib-olla tahaksid ka, et ma oleksin rohkem kodus. Loomulikult ma olen natukene võib-olla liiga töönarkomaan, aga see on ka sellest, et mulle väga meeldib see, mida ma teen, et ma ei tee seda kuidagi vastumeelselt. Et näiteks oli ka alguses mul ei olnud ka inimest, kes sotsiaalmeediat teeks, siis ma tulen nüüd töölt koju, siis ma hakkan veel neid postitusi tegema, et seda piiri tõmmata nagu oma firma puhul, kus nüüd tööpäev saab läbi, on nagu raske. Aga siis ma nagu tegingi selle otsuse, et kui ma tulen töölt koju, no nii tegelikult nagu lastekirurg üldse arstina on selles suhtes nagu mõnus, et tegelikult tööd koju nagu väga ei saa tuua, et see on tegelikult hästi tore. Et uks läheb kinni ja nii on, kui mul on ikkagi tööpäev läbi, siis on tööpäev läbi. Jah, just. Ja sellepärast mulle nagu see arsti ja kirurgi amet nagu sobib ja selline, et ja ongi, et kui pimes olen haigis, lõikan välja ja selle asjaga nagu korras. Ja samamoodi ma mõtlesin, et ma ei saa seda sotsiaalmeediat jätkata tegemist, et siis mul nagu puudub täiesti see piir, kus minu tööpäev nagu läbi saab ja ühel hetkel see nagu hakkas nagu väga-väga asitama, aga sellel hetkel jah, oli veel see kõik mu enda õlgade peal, kuna ma alles kasvatasin seda, kõik need teenused, kõik see nii-öelda strateegia, kuidas seda üles ehitada, et see nagu loomulikult on nagu kõik millegi arvelt tulnud ja lapsed on ju meil ainult 1 kord väikesed ja alati võiks ju mõelda, et ma oleks võinud olla parem ema ja rohkem kohal ja nii edasi. Aga see on see parim, mida sa sellel hetkel saad teha ja selles suhtes päeva lõpuks on tähtis see, et ma arvan, sa ise oled ikkagi õnnelik, et sa oled midagi elus hakkama saanud ja võib-olla mul ongi see tunne, et ma tahan olla nagu ka kasulik nagu ka ühiskonnale, et mitte ainult võib-olla nagu ennast nagu lihtsalt ainult härida ja teha endale asju, vaid ka teistele jagada siis enda teadmised ja oskuseid. Aga kui sa nüüd täna tagasi vaatad, et kas oleks midagi, mida sa võib-olla teeksid teisiti? Minu eesmärk võib-olla elus ongi see, et ma pigem nagu
ei kahetseks seda, mida ma olen elus teinud, vaid pigem kahetseks seda, mida ma olen elus tegemata jätnud. Et selles suhtes ma täna võin öelda, et ma arvan, et ma olen olnud enda üle selles suhtes uhke, et ma olen ikkagi hästi palju ette võtnud ja ma ei ole kartnud nagu seda nii-öelda läbikukkumist, et mis siis juhtub, kui siis ma mõtlen alati selle mustema stsenaariumi läbi ja kui mul ei tule sealt midagi väga hullu, siis ma mõtlen, et vahet ei ole, ma proovin. Et mul ei ole nagu midagi kaotada. Et selles suhtes võib-olla mida ma ei oleks osanud ette näha, on see, et see tegelikult kasvab nii suureks, et ma ühel hetkel võib-olla on mul raskusi selle nii-öelda üksinda haldamisega, et tõesti võib-olla seda aga õnneks ma tahtsin ju tegelikult nagu eriti suurt ampsu, ma mingi hetk mõtlesin, et ehitaks kohe nagu kliiniku ja hakkaks nagu päris kirurgiat ka pakkuma, et plastikakirurgiat ja mis tähendab sellist ööpäevaringset valvet ja palateid ja patsientide jälgimist. Et õnneks mul seal kohast mingil hetkel tuli ikkagi mõistus appi, et ma sain aru, et sealt nagu minul see hammas üle ei käi ja mul saab ikkagi mingi hetk. Aga loomulikult siis oleks vaja sellist suuremat tiimi, aga kõige selle juhatamine eeldab seda, et sa ei saa igapäevaselt siis tegeleda sellega, mis võib-olla mulle kõige südamelähedasem on, ehk tegelikult oma patsientide ja klientidega, et ma peangi tegelema ainult selle juhtimise ja kogu selle strateegia loomisega, et ma pigem nagu näen, et ma teen seda, mis mul hästi välja tuleb, ma arvan, et see ongi selline inimestega suhtlemine ja vahetu selline kontakt patsientide ja klientidega, et ma ei tahaks sellest nagu loobuda ja sellepärast ma nagu näen, et see oli õige otsus, et ma seda haiglat ehitanud, sest sealt mul kindlasti see jõud raugeks. Aga täna võib-olla tõesti see on natukene liiga suureks kohati kasvanud ja siis ongi see, et tagasi sellesse ühe kabineti peale minek on nagu raske. Aga ma ei ütleks, et see on nüüd midagi sellist, mida ma kahetsen ja selle ajendust, miks see on kasvanud pigem nii suureks, ei ole see, et ma olen nagu väga auahne ja ma tahan nagu kõige-kõigem olla, vaid pigem see, et ma tahan patsientidele ja klientidele pakkuda nagu kõige paremaid teenuseid ja ma ei saa seda üksinda ühes kabinetis olles teha. Mul on vaja selleks tiimi, mul on vaja selleks erinevaid aparatuuri, mul on üle 15 erineva energy-based device'i, et igale asjale on erinev aparaat ja ma ei suuda kõike üksinda teha. Ja sellepärast ongi mul vaja seda tiimi ja neid võimalusi inimestele pakkuda erinevaid võimalusi, samamoodi ka kirurgiat ja kõike seda, mis tähendabki mingit opituba ja kõiki need seadmeid ja tehnikat. Et see pigem see põhjus on see, et inimene saaks ühest kohast võimalikult paljudel asjadel abi. Ja ma ühe asja tahan küsida, et kas sa tunned, et sa täna oled suutnud ennast juba nii-öelda tööalaselt täielikult teostada või see haigla mõte, et see ikkagi on kuskile mõlgub mõttes veel? No ma näen, et seal on võimalusi nagu palju veel juurde panna, sellega olemasolevates ruumides pakkuda rohkem erinevaid ka meditsiinilisi teenuseid, ütleme kõikvõimalikku pisikirurgiat, erinevaid, ütleme, moodustisi, mis ei ole nii-öelda tavameditsiini probleem, et inimene ei saa tihti abi, võib-olla ta läheb kirurgi juurde, ütleb, et mul on seal see lipoom, mind häirib, sest ütleb, et aga see ei ole meditsiiniline näidustus, et meil on selle eemaldamine, kas üldse me ei teosta või see järjekord on nagu aastapikk näiteks, eks ole. Et enamus selliseid esteetilisi asju tavameditsiin nagu tihtipeale ei võta nagu jutule kergesti või siis väga-väga pika jaote järjekorraga. Et ma näen, et väga palju on selliseid asju, mida saab veel pakkuda sellises nii-öelda erameditsiini valdkonnas, mis on selline mini-invasiivne ja samas selline esteetiline, aga samas nagu mitte nagu ainult mingisugune ilusust, vaid just sellised moodustised või mis iganes asjad, mis nagu tegelikult on meditsiiniline ikkagi näidustus, kuigi jah, sellel puudub meditsiiniline probleem sealt, aga et see kindlasti ja samamoodi ma arvan, tänapäeva meditsiinis ei ole võib-olla võimekust pakkuda seda nii-öelda seda ennetavat meditsiini ja haiguse nii-öelda preventsiooni pakkuda inimestele, nagu me räägime siin just naistest peamiselt, siis see menopaus on just see periood, kus naine võib-olla vajaks eelnevat juba seda tuge ja nõustamist, mitte siis, kui see juba käes on, kus on juba kõik asjad võib-olla natuke hiljaks jäänud, vaid just eelnevat samamoodi haiguste ennetamises, et nagu tavameditsiinist täna puudub seda võimekust ennetada haiguseid, pigem tegeletakse nagu haiguste ja sümptomite ravimisega. Sorry, ma ennem segasin seda vahele. Aga sa ütlesid seda, et sa ei tööta üksinda enda kliinikus, sul on seal personal. Kui lihtne on leida pädevat personali, sa enda kliinikusse näiteks leiad? Jah, see on väga valus teema, et ongi, et kui ma leian, siis tihti juhtub, et mingil põhjusel nad ikkagi leiavad uued kohad, kas nad tahavad siis ise teha midagi või nad lähevad kuskile järgmisse kohta, et see on hästi raske, sellepärast, et sa ikkagi hästi palju panustad ja koolitad ja annad oma poolt nii-öelda know-how'd, et see on kindlasti, see on igal pool tegelikult üle maailma, ma olen väga-väga
paljudes riikides suhelnud nendest ja kõikides kohtades tegelikult on sama probleem, et hea inimene endale saada, välja koolitada, siis päeva lõpuks ta kipub mingil põhjusel sealt ära minema. Või enda kliiniku tegema, eks ju. Aga kas täna pealekasvu, ma mõtlen õppijatena, on tulemas uut pealekasvu? No meditsiinikooli lähevad ikka täna väga paljud õppima ilusüstijaks, et nii-öelda, aga tegelikkuses ongi nad, ma otsin seda ka uusi töötajaid endale ikkagi põhimõtteliselt aastaringselt kogu aeg, et pädevat inimest leida raske, nad ongi otse tulnud siis nagu medkoolist, sellise täiesti põhimõtteliselt null taustaga, võib-olla teinud 1-2 kursust, et ma pean hästi palju panustama inimesse, sest tegelikkuses päeva lõpuks mina vastutan tema töö eest. Kui tal läheb midagi valesti, patsiendiga midagi juhtub, siis mina olen see arst, kes on vastutav kõige selle eest. Ehk ma pean olema 100% kindel, loomulikult ma olen seal ruumides olemas ja kõik nii edasi, samal ajal kui ta teostab seda protseduuri, aga ikkagi ma pean olema kindel, et ta on selles suhtes pädev seda tegema ja see väljaõppeprotsess on tegelikult väga pikk ja aja ja raha kulukas. Ja tegelikult sa ei saagi koolist tulles olla juba professionaalvalmis, et päriselt sa õpidki tööd tehes, et vahetelemisvaldkonnas, et nii ei ole olnud, et ta tuleb sulle näiteks sinna mõnele täitesüsti ja siis kuidagi, ma ei tea, jutu käigus lõpuks on sul väga tore kolleeg. Ütleme nii, et kõik mu töötajad on kuidagi niimoodi sattunudki minu juurde, et ma ei ole niimoodi otseselt niimoodi töökuulutuse peale võib-olla mõne üksiku võtnud, et enamusi need töötajad on ikkagi kuidagi ise sattunud minu juurde, et enamasti kuidagi niimoodi nad tulevadki. Me tuleme naiste teema juurde kohe tagasi, aga kas kliendid on ainult naised? Või käib... Ütleme 10% on mehi, võib-olla isegi täna juba 15, ütleme mujal maailmas ka, et on samad esteetilised asjad, ütleme naistelgi, ütleme botuliintoksiin, midagi niisugust juuksed, kindlasti meestel on probleemiks juuste hõrenemine. Meie teeme... Palju täna saab üldse aidata selle juuste hõrenemise vastu, et kõik need igasugused, ma ei tea, juuksesibule istutamised ja muud asjad, et kui efektiivne see nagu päriselt on? No juuste siirdamine on väga efektiivne, see tähendab, et me lihtsalt nagu lille ja poti istutame ühest kohast teise ümber, et selles suhtes ja kukla piirkonnas on siis nii-öelda see androgeenne allopeetsia, mis siis meestel tekib siis selle hormonaalse taustafoonil, et kukla piirkonnas olevad juuksed ei ole siis nendele hormoonidele tundlikud, et nemad seal kasvavad põhimõtteliselt elu lõpuni, et sealt võib elu lõpuni need sinna ettepoole ümber istutada. Et see on nagu ikkagi selline väga tõhus ja seda tehakse, ma olen ise ka seda käinud õppimas ja mõned korrad teinud, aga hästi ajamahukast. Et Eestis seda teha ma ei näe väga suurt mõtet, meil on patsientuur selleks liiga väike, et ma soovitan ka patsientidel pigem vaadata siis suurte riikide, kas või Türgi poole, Turkish Airline. Et seal on ikkagi see aegfaktor on hästi oluline kriitiline, et seal nagu inimene ei suuda lamada juba nii kaua, et see peab toimuma hästi kiiresti see protsess, see peab olema niisugune suur tiim taga, niisugune 6-8 inimest, kes võtab, kes paneb valmis kõik need sibulad ühe kaupa, kahe kaupa, et folliiklid seal oleks õigesti paigutatud, et see peab olema hästi kiiresti tegutsev ja professionaalne tiim taga. Et nii, et ma ükskord kuus teen juuste siirdamist, see nagu ei ole nagu pädev, sest et see tempo, millega ma seda teostaksin, oleks nii aeglane, et inimene võib lamatised saada selle aega. Et seda ma ei hakka pakkuma oma kliinikus, et pigem ma näen, et on selleks spetsiaalsed keskused, mis teevadki ainult juuksi siirdamise iga päev hommikust õhtuni. Küll aga on võimalik teha kõikvõimalikke muid juukseprotseduure selleks, siis seda hoida veel seda, mis seal hoida annab, eks ole, et seda võimalikult seda väetis sellele karvafolliiklile juurele ja sibulale anda, et kõik võimalikud laserprotseduurid, erinevad süstid, mida saab teostada selleks, et neid karvafolliiklis olevaid tüvirakke ja verevarustust seal võimalikult kaua säilitada ja parandada seda juukse kasvu, ütleme, faasi ja verevarustust ja juuksed natuke oleks tihedamad ja kasvaksid kiiremini, eriti kui näiteks mingi stressiperiood, nii-öelda me nimetame telogeenu efluviumiks, kus siis kiiremini juuksed vahetuvad ja siis võib-olla, et uued juuksed ei ole enam nii elujõulised ja nad vajavad natuke sellist turgutust ja puust, et see on nagu need protseduurid tegelikult väga hästi aitavad. Kas võiks sobida ka naistele näiteks pärast rasedust, et seda räägitakse ka päris palju, et pärast rasedust rinnaga toitmist, et kipuvadki hästi palju juuksed välja kukkuma? No tegelikkuses kukuvad siis väljagi need juuksed, mis tegelikkuses vahepeal olid sellises nii-öelda puhkefaasis, on ju just, et tegelikkuses on loomulik etapp, et nad sealt välja kukuvad, et nad ei kuku nagu rohkem võib-olla loomulikult, kui seda küll vaja ei ole. Kukub rohkem, kui võib-olla peab, siis loomulikult või on näha juba mingid kiilasalad, eks ole, et siis kindlasti tuleks sekkuda. Aga üldiselt need iseenesest ka nagu sellised protsessid taastuvad, aga kui on just olnud mingi rasku viirushaigus või midagi sellist, et hästi palju peale Covidit oli selliseid perioode, kus inimestel need väga-väga palju juuksed hõrenesid, et siis me saame lihtsalt kiirendada sellest faasist väljatulekut küll. Ja võib-olla hoopis selle naiste teema juurde, selle juurde ma tahan ka tulla tagasi. Tuleme sinna tagasi siis. Aga et kui palju on võib-olla ka selliseid kliente, kes on sinu juures ära käinud või üldse sinu kliinikus käinud ja kes ei ole rahul selle tulemusega ja kui palju on võib-olla nagu asi nendes ja kui palju võibki siis olla, et nii-öelda protseduuris on midagi siis läinud selliselt, nagu ei oleks pidanud minema?
ikka, ma arvan, nagu igas valdkonnas on kas meil rahulolematuid kliente ja põhjus on hästi palju ka tihti ongi selline psühholoogiline võib-olla, et ongi sellised nii-öelda kuidas ma ütlen, endaga natuke pahuksis võib-olla psühholoogiliselt, et nad näevad ennast natuke nagu kõverpeeglist, me nimetame seda body dysmorphic disorderiks, et seda ühiskonnas on suhteliselt vähe, ütleme seal võib-olla 5–10% elanikkonnast, aga meie klientuuris on arvatavasti üle 30%, kelle siis selline häire esineb. Ehk ükskõik, mida me teeme, ta ei ole ikkagi rahul selle tulemusega, et kas ta ei ole siis nagu sellega või ta ei ole millegi muuga rahul, et päeva lõpuks nagu ta ei ole ikkagi rahul oma selle peegelpildiga ja seal taga võib olla tõesti mingisugune muu hoopis häire, mis on nagu tegelikult hoopis psühholoogilist laadi. Ja täna ma olen ka rääkinud palju sellest nii-öelda noortel olevast kosmetoreksiast, kus nagu ka juba minu endal vaatan väiksed lapsed seal kogu aeg sotsiaalmeedias ja kogu aeg teevad endal peegli ees erinevaid näoprotseduure ja see tähendabki seda, et nad tohutult palju pööravad tähelepanu oma välimusele ja selle tulemusena tal natukene see minapilt võibki muutuda, et ta nagu ei olegi kogu aeg rahul oma välimusega ja see võib põhjustada natukene seda body dysmorphic disorderi soodsates tingimustes teket. Et võib-olla muidu see ei avalduks, aga kuna ta on sellele kogu aeg nii palju tähelepanu pööranud juba noorest saadik, siis ta võib võimendada selle teket, et võib-olla tulevikus seda häiret esineb isegi rohkem kui täna. Ja noorena sa oledki nagu palju vastuvõtlikum ja palju ebakindlam enda suhtes ja alles kujunev isiksus ja kui sa saadki sotsiaalmeedias nagu lõputut voogu tegelikult nendest piltidest, mis on mingist filtrist juba läbi käinud, mis on mingitest äppidest läbi käinud, aga sa seda ei näe, et milline see inimene päriselt on, kes nendel seal piltidel on. Et iseendalgi vaatad mõnikord, et vau, et kõigil on nagu nii perfektne nahk ja ühtegi poori ei ole, siis lähed vaatad peeglisse, et issand jumal, et mis mul siin näos toimub, et ma arvan, et tegelikult igas vanuses naistele, tegelikult ka ilmselt meestele, et see on täiesti nagu ainult süvenev probleem. Ja, et selles suhtes seal puhul jah, kahjuks ei aita see täitesüst või ükski süst tegelikult, et seal inimene lihtsalt ta ei jäägi, ta leiab uue asja, millele keskenduda, nagu lihtsalt see ongi selline natuke nagu aju eripära, et ta nagu ei jäägi, nagu ta näeb ennast nagu natuke kõverpeeglis, seda on seletatud selliselt, et ta ei näe tegelikult seda reaalset pilti, mis talle vastu vaatab, et ta näeb ennast nagu moondatud kujul. Et selles suhtes sellist diagnoosi Eestis püstitada ei saa, seda niisugust RHK-s, ehk seal diagnooside raamatus seda ei ole ja see on ka see koht, kus me jääme hätta, tegelikult me näeme ära, et selline asi inimesel on, aga me ei saa seda talle öelda, see ei ole nagu kuidagi eetiline öelda ja teiseks sellist diagnoosi ei olegi olemas, et selles suhtes see on selline, ma lihtsalt enda jaoks siis panen väikse punase lipukese, ma tean, et ta on selline raske klient ja tihtipeale kõige hullem, mis ongi see, kui ma ütlen, et ma ei tee üldse midagi, et siis nad võib-olla vastupidi ärrituvad veel rohkem, et see on selline natukene nii-öelda meie tööga kaasas käib üks nii-öelda natuke raske faktor, aga samas selline väljakutsuv ja samas omamoodi põnev. Ja kui palju on selliseid kliente, kes siis lähevadki Google sotsiaalmeediasse või kuskil hakkavad nagu trollima igasuguse postitusi ja asju tegema negatiivseid? Õnneks väga vähe ikkagi, meil on neid kogemusi vähe, mõned üksikud on ja tihtipeale nad ongi hästi kurjad just siis, kui me oleme need öelnud, et me kahjuks ei saa teid aidata, et me ei saa kuidagi midagi sellist teha, mida te ootate, et siis nad kipuvad tihti mustama ja natuke niisugust nagu valet rääkima küll, aga ma olen pigem alati seda meelt, et ma pigem nagu väga ei reageeri nendele asjadele ja lasen nagu asjal omasoodu minna, et ma ei hakka neil nagu vastu ka võitlema, et ma nagu lasen neil vaikselt niimoodi, inimesed niikuinii unustavad varem või hiljem selle ära ja ei hakka seda väga suurt nagu sellest draamat nagu tekitama. Aga kas võib-olla sinu karjääris on tulnud ette selliseid hetki ka, kus ongi läinud midagi protseduuris viltu, et inimlikke vigu alati juhtub, et ja kõigil tegijatel juhtub, et muidu ei saagi teha, et kas on ka äkki midagi olnud, et kus ongi läinud ja siis kuidagi on tulnud seda parandada või muuta? Enamasti need asjad kõik on parandatavad, et ongi, kui botoksiga midagi, ma alati ütlen, 2 nädala pärast palun tulge läbi, vaatame, alati saab kõike parandada. Et väga vähe on selliseid asju, mida ei saa parandada. Et botoksi puhul see, et natukene üks kulm on kõrgem või tekib mingisugune kuri nägu, see on tihti, ongi sellega kaasas käiv asi ja seda me saame kõike parandada 2 nädala pärast, et kui ta ei tule ja käib, räägib pärast, et nüüd oli nii pahasti, kulmud olid püsti, siis on see, et aga ma alati ütlen, et aga palun tule ja teeme korda. Et selles suhtes botoksiga tihti juhtubki selliseid asju ja see ongi täiesti normaalne, aga me saame kõik alati parandada. Täitesüstidega samamoodi, kui kuskil on midagi valesti, me õnneks on olemas aine, lahustame ära, eks ole, et selles suhtes loomulikult ma ei tee niimoodi, et ma vaatan, et kas saab hästi või ei saa, et ma pean teadma, mul peab olema nagu plaan, mida ma teen. Aga kõige olulisem on võib-olla täpselt see, et ma saan aru, mida inimene tahab ja ootab ja siis meil teinekord võib kuluda tund aega mõne inimesega, tema räägib peegli ees, näitab täpselt, mina teinekord on küll vahepeal siuke tunne, et annaks juba süstla ka kätte, et äkki siis ta teeb ka ise, et ta on nagu nii täpselt teab, kuhu mida teha, aga see on ülioluline, sest mina jällegi, nagu me alguses rääkisime, ma võin näha hoopis teist asja. Mina näen, et ma teeksin sinna, aga tema näeb hoopis teist kohta, mis teda häirib kuskil vannitoas mingi peegli valguse nurga alt, eks ole, mina seda ei näe, mul on hoopis teine valgus, eks ole.
siis mul on hästi oluline, et me saame ühtemoodi asjadest aru. Et kõige suurem võib-olla nagu selline nii-öelda arusaamatus on tekkinud just siis, kui me näeme asju erinevalt ja sellepärast on hästi oluline nagu ennem aru saada, mida ta täpselt mõtleb selle all, et tal on kuskil lohk või mingi muhk. Et me näeme võib-olla seda lohke muhku erinevatel päevadel, erineva valgusega ja siis nad tulevad mingite piltidega kuskilt mingi valguse nurgalt tehtud. Aga kui ma ei näe seda, mida ma pean tegema, siis ma kahjuks pean sellest keelduma, siis ma ütlen, et ma ei saa täna uuesti luua seda olukorda, mis sul seal kodus vannitoa peegli ees on, et ma pean nagu aru saama täpselt, mida ma pean tegema. Ma ei saa teha asja, kui ma ei saa aru ja ma ei saa teha asja, kui selleks puudub ka mingi näidustus näiteks, on ju. Et kui ma näen, et see asi kuidagi paremaks seda olukorda ei tee, siis ma nagu ma ei saa teha seda asja, isegi kui tema ütleb, et ma nii väga tahan seda. Ja võib-olla ilmselt kõiki vaatajaid huvitav küsimus veel enne naiste teemat, et kas sa endale oled ka midagi teinud ja mida sa võib-olla teinud oled? Ja nüüd vaatame sind. Mina olen vaadates. Mina olen samamoodi hästi miimiline, et loomulikult botox on minul alati number 1, et seda ma teen nagu ikkagi kogu aeg regulaarselt, nii kui mul hakkab see täismiimika tagasi tulema, siis ma olen nagu suur botulintoksiini fänn ja seda ma jätkan nii kaua, kuni see toimib, ma teen seda edasi. Et seal on kusjuures väike oht, et kui nagu väga kaua aastaid teha, siis võivad tekkida teatud inimestel antikehad ja võib juhtuda, et keha enam ei ole tundlik. Mul on mõni klient on, kellel juba natukene ei toita botulintoksiin, kes on õnneks on neid üksikult ühe käe sõrmedel võib-olla. Mis aastatest me räägime? No seal räägitakse, et ütleme artiklite peal 20+, aga aastat, aga tegelikult kunagi ei tea, millal see võib juhtuda, võib-olla mõnel on olnud inimesel ka kokkupuude elus selle botulismiga ja siis sellest on tekkinud mingid antikehad või nagu me ei tea täpselt ja kahjuks ei saa ka määrata need antikehasid siin Eesti tingimustes. Aga selles suhtes pigem teha ikkagi võimalikult nii-öelda harva ja kui teha, siis juba kõik korraga on ja kõik ala 3 piirkonda, et ma teen niimoodi ikkagi regulaarselt seda, et see ikkagi kui ma vaatan ennast seal 20 aastat tagasi, kus ma ei olnud teinud näiteks oma silmaümbruspiirkonda, siis mu silmad olid palju rohkem ja kurjus ja korts ja kõik, et selles suhtes nagu, see on nagu tore, et ma nagu ikkagi 20 aastat hiljem näen, et mul on teatud piirkondades korts oluliselt vähem kui 20 aastat tagasi. Et ma olen nagu botoxi fänn ja ma ei näe ühtegi põhjust seda mitte teha. Et seda ma kindlasti teen ja loomulikult kõikvõimalikke naha kvaliteeti parandavaid asju, mis uut tuleb, ma ikkagi üritan nii palju kui võimalik enda peale ikkagi midagigi katsetada, et ma räägiksin inimesele, kas on valus, mida see teeb, kui palju on taastumise aeg, kuigi see on kõik individuaalne, aga ma nagu paljusid asju ei saagi enne võtta oma kliinikus kasutusse, kui ma ei ole veendunud, et see tegelikult ka on hea ja see töötab ja mingid aparaate, erinevaid hoolduseid, loomulikult kõik ei jõua, aga sellised. Kas sa oled sealt listist kõik need 200 protseduuri ise läbi proovinud või? Ja, kahjuks või õnneks ei ole enamasti ma nagu ikka kingsepal pole kingi, et endal ei ole aega seda protseduuri teha ja päeva lõpuks oled nii väsinud, et tahad koju ära saada, et ma ei ole selline ise kogu aeg süstal käes seal peegli ees süstin ennast, Aga oled sa proovinud ise ka süstida? Jaa, alguses ma tegin ise ka botoxit endale, et nüüd ma lihtsalt lasen kolleegidel teha, et nad saaksid ka nii-öelda harjutada. Aga kas ei tule mingit psühholoogilist plokki ette või kuidas see nagu ise... Kusjuures tegelikult huvitav on see, et endale tehes on palju vähem valus. Kui sa näed seda nõelatorke hetke, siis see valu tegelikult on praktiliselt olematu. Et see on hästi huvitav psühholoogiliselt nagu läbi käia lihtsalt see, et kui teine teeb, siis on valus, ja kui ise teed, siis ei ole valus endale süsti teha. Et selles suhtes saab tehtud küll, aga see on võib-olla natuke libe tee tõesti, et oledki seal päeva lõpuks iga süstal käes seal ja võtku torgid ennast, et sealt võib tekkida, ma arvan, et inimesel, kellel on selleks mingi soodumus, ikkagi mingi väike selline nii-öelda nagu ületegemine, et sa nagu muutudki selliseks natukene nagu liiga, see on ka hüperfookus on ju oma välimusele, on ju, et tegelikult nagu see ongi see, et pigem lasta vabaks ja lasta võib-olla muudel asjadel, elutähtsatel asjadel ka nagu oma elus olla, mitte ainult omale välimusele keskenduda. Ma saan aru, et see fookus on hästi palju minu enda välimusele, inimesed esimese aastana vaatavad ikkagi minu nägu ka, aga ma ei ole perfektne ja ma arvan, ma ei peagi olema perfektne, et pigem ongi see, et ka minul on mõni korts ja ka minul on vananemisilmingud, et see on normaalne ja ma ei teegi seda nii-öelda olematuks, et ma arvan, et see on, mina ise aktsepteerin nagu väga enda vananemist, et selles suhtes, kui ma ei töötaks selles valdkonnas, ma ei ole kindel, et ma midagi väga teeksin. Ma ei ole kindel, võib-olla teeks, ma ei oska seda täna öelda, aga ma võib-olla nagu väärtustan ka muid asju ainult, mitte ainult välimust selles suhtes, et ma ei istu ainult kogu aeg selle mõttega, et olla nüüd võimalikult kortsuvaba elu lõpuni, on ju. Nagu nii, ma paistan nii vana, nagu ma olen ja ma ei püüagi paista nagu võib-olla noorem selles suhtes, tuleb ju igalt poolt ma arvan, juba jutust välja, et ma enam ei ole 25, eks ole, et see ongi see meie vanus, mis meil on, lihtsalt ma tahan näha oma vanuse kohta nii-öelda hea võib-olla värske välja, et ma olen esteetiline ja inimesed nagu usaldavad mind, et ma ei ole nagu selline ülesüstitud ja ebaloomulikult natukene sellise viltuse näoga võib-olla kuskilt otsast, et ma olen loomulik pigem ja kindlasti on kohti, kus seda saaks palju paremaks teha ja veel oma peal ka neid protseduure tõhustada. Aga jaa, ma arvan, et teatud kriitika peab jääma alles seda asja toetada.
Et millegipärast viimase aasta jooksul ma olen hästi palju Instagramis saanud just selliseid postitusi tuleb ette, mis räägivad perimenopausist ja kõik sellised nagu naljad, et mis vanusest see tegelikult siis hakkab? ma arvan, et see Ma tahaks loota, Instagram ei tee asju nagu selles mõttes, ta on ikkagi sihitud, on see. no perimenopaus hakkab 10 ma ei aastat, tea, kas ma olen pannud sinna enda vanust, aga perimenopaus hakkab 10 aastat enne menopausi, et selles suhtes eeldatavasti ütleme, või tema käest küsida, millal temal umbes menopaus hakkas, ütleme, et 50-selt oletame, siis tegelikult 40-selt on juba perimenopaus, et tegelikult toimuvad juba muutused meie kehas. Me näeme seda oma välimusest, me tunneme seda sisemusest, meile võib-olla ei ole enam see a la uni nii hea, meil on juba natukene see aju natukene, mälu natuke hakkab nagu kohati üles ütlema, meeleolu hakkab kõikuma, juuksed hakkavad õrenema, nahk hakkab lõtvuma, et kaal hakkab võib-olla nii kiiresti enam ei allu meie nendele dieetidele, nii et seal on need muutused tegelikult väga-väga vara juba märgatav, et selles suhtes 10 aastat ennem me ütleme, jah, väga, miks sellele täna võib-olla nii palju ongi tähelepanu pööratud, et on siiamaani olnud täiesti nii-öelda varjusurmas, seda on nagu eitatud, et sellist asja meil ei eksisteeri, et noh, põhimõtteliselt see on midagi koledat, millest me ei räägi, on ju, et mu emal ei olnud menopaus ja mul ka ei ole ja üleüldse meil kellelgi ei ole ja noh, seda mul ka ei tule. Et tegelikkuses meil kõigil ta tuleb varem või hiljem ja see on nagu okei ja pigem nagu õppida sellega nii-öelda paremini toime tulema ja oma siis seda elukvaliteeti, aga miks mitte seda välist poolt ja sära siis nagu hoida ja kasutadagi neid võimalusi, kui on soovi ja tahtmist muidugi, et see ei ole nagu kohustus, aga see ongi see, et üks asi on siis see väline pool, ehk nahk on tegelikult ju meie kõige suurem organ, mis tegelikult ka peegeldab seda kõike, mis meie sees toimub. Et kui nahk on ikkagi mingil põhjusel väga käest ära, on seal siis mingid dermatiidid või mis iganes probleemid, siis tõenäoliselt seal taga on ka mingi sisemine probleem tegelikult, et see on nagu vihje, et võiks võtta ja vaadata võib-olla oma toidusedeli üle, võib-olla oma stressitase üle, võib-olla natukene seal külpnäärmehormoone, stressihormoone, et need kõik tegelikult väga palju kajastuvad just meie välimuses ja meie nahas, ehk tegelikult see on nagu peegel sellele sisemusele, mis meil sees toimub. Ja kas sa praegu enda kliinikus pakud seda täispakett nõustamist ka, et kõik need hormonaalne pool, kõik see, mis sees toimub või sinna see veel ei ole jõudnud? No meil on olemas selline nagu menopausi nõustamine, et meil on olemas siis selline naistearst, kes siis on õppinud siis selliseks nii-öelda longevity ja menopausi spetsialistiks, et ta on soomlane ja meesterahvas, et selles suhtes jällegi nagu õdede ja arstide leidmisega oma kliinikusse on ka seal valdkonnas päris suur puudujääk, Eestis sellist eriala nagu ei ole olemas, on üldse väga vähestes nii-öelda riikides on sellist nagu, noh, ta on siis nii-öelda funktsionaalse meditsiiniarst või noh, kuidas seda nagu nimestada, on ju, et mõned üksikud Eestis on ju, doktor Saadi näiteks ja doktor Maibrit Šamradin ja mõned on, aga nad on ka pigem mingisugused teise taustaga, kes on sisearsti taustaga, kes peremeditsiini taustaga. Et see on kõik see, mida siis see arst on siis ise oma elu jooksul juurde õppinud kusagil erinevatel koolitustel, välismaal kuskil enamasti ikkagi Eestis seda õppida ei ole võimalik sellist valdkonda nagu ja ta on, ütleme, selline alles ju tekkiv valdkond, et inimene nüüd on värsku avastatud, et elanikkond nagu vananeb, eks ole. Vanasti oli siis selline eriala nagu geriaatria, mis oli pühendatud siis nagu vanainimeste meditsiinile, et see ei olnud üldse populaarne tol ajal. See eriala kui selline, et täna selleks nimeks võib-olla geriaatria asemel on siis saanud siis nii-öelda see longevity või mis iganes, eks ole. Kui me mõtleme, kui palju nagu miljonärid maksavad, eks ju, just nendele igasugustele teadusuuringutele, et lihtsalt jumala eest, et ärge laske mul surra, ärge laske mul vananeda, et see on tohutu meeletu nagu ka nii-öelda kommertspotentsiaaliga valdkond, et ja seal on miljardid on selles nii-öelda ärist taga, aga noh, mis seal salata, see on täna selgeks tehtud, et meie põlvkond elab väga kaua, eks ole, seal 100+ aastat ja me peame paratamatult mõtlema selle peale, et see elu oleks ka kvaliteetne. Et kui me nii kaua elame, et siis pigem tahaks elada nagu ka väärtuslikult seda elu ja see ongi see koht, kus perimenopaus tuleb mängu, et selles vanuses, kui me oleme menopausis, me oleksime hästi vitaalsed, säravad, heas vormis, me peame hakkama tegelikult sellele juba täna mõtlema, on see siis 5 aastat või 10 aastat varem, miks mitte ka 1 aasta varem või ka siis, kui see juba on käes, kunagi ei ole hilja alustada, aga lihtsam on alustada varem, näiteks kas või selle lihasmassi kasvatamist, sest kui meil kaob ära östrogen tagant, siis meie lihasmass hakkab drastiliselt langema ja selleks, et oleks vähem, mida kaotada, on mõistlik hakata seda ennem seda alustala nagu looma ja seda lihasmassi, no ma toon ühe näitena, hakata kasvatama teadlikult selleks, et oleks pärast vähem kaotada. Et sellepärast on see ennetamine jällegi siinkohas ka oluline, et hoida täna, sest see, mida me täna panustan oma tervisesse, see on tegelikult investeering tulevikku just 5 ja 10 aasta perspektiivis. Võib-olla hüppaks selle arsti juurde veel tagasi, et see, kui kindlalt võib-olla naised tunnevad ennast tulles selle meesterahva juurde ja rääkides võib-olla nagu nii tundlikust ja senini tabuteemaks olnud teemast temaga?
Õnneks ei ole see nagu probleem, aga on olnud tõesti kliente, kes ütlevad, et nad sooviksid, et oleks naisarst, aga selles suhtes see on nagu nõustamine. Ja muidugi tekib küsimus, et kuidas mees nagu teab neid naiste asju, aga tal on ka endal naine, kellel on ka samamoodi need samad probleemid ja selles suhtes ta on eluaeg ikkagi ka gynekoloogina töötanud ja hormoonasendusravi nagu määranud naistele. Et selles suhtes nagu seda ei saa arvata, et tal ei piisavalt nagu pädevust ja kompetentsi. Aga jah, et kindlasti on naisi, kes usaldavad rohkem naisi ja loomulikult ma hea meelega võtaks oma tiimi ka sellise arsti, kes oleks selles vallas pädev ja miks mitte ka naisterahvas ja nii edasi, aga lihtsalt tõesti on raske sellist inimest leida, kes omaks nagu vastavaid teadmiseid just, mis puudutab just seda valdkonda, mis on nagu nii-öelda ennetamine ja natuke võib-olla tavameditsiinist natuke erinev meetod, et nagu tavameditsiin võib-olla ikkagi rohkem pooldab sellist nii-öelda harilikku hormoonasendusravi, aga on palju siis ikkagi neid naisi, kes täna võib-olla soovivad natuke nii-öelda loomulikumalt ja naturaalsemal siis nii-öelda bioidentsete hormoonidega teha omale seda asendusravi, et mis on natuke võib-olla kehaomasem ja naisele kergemini talutav. Aga mis üldse tähendab bioidentne hormoon? Need ongi sellised nagu hormoonid, mis on rohkem nagu individuaalselt siis tehtud siis nagu selliseks, et naise keha suudab seda rohkem omastada, et nad ei ole nii-öelda sünteetiliselt töödeldud nagu need tavahormoonid, et nad on nagu selles suhtes, nende puudub nii palju teaduslikku võib-olla uuringuid seal taustaks, kui tavameditsiin nagu ootab ja tahab ja siis ongi seal selliseid nii-öelda natuke kahetisi arvamusi, et kellele siis nagu üks koolkond arvab, et võib-olla see on selline natukene nii-öelda vähe uuritud ja ta ei oma piisavat nii-öelda tõenduspõhisust ja teine siis arvab, et pigem, et see on jälle naise kehale nagu sobilikum ja sõbralikum. Et seal ongi see, et kus peab olema sellel arstil piisavalt palju teadmisi selles vallas, et see ongi see koht, kus tegelikult jäävad ka minu käed tihti lühikeseks, et ma tean, et ma tahaksin anda seda abi ja pakkuda inimestele neid teenuseid, aga mul endal ei ole tegelikult seda pädevust ja võimekust kõiki neid asju ka pakkuda inimestele ja siis oma tiimi püüangi leida selliseid inimesi, keda see valdkond nagu puudutaks ja kõnetaks. Ja sellepärast ma selle konverentsiga teen, et äkki sealt siis avanevad mingid uksed, mida ma täna võib-olla veel ei teagi, et ka miks mitte ka rahvusvaheliselt siis võttagi inimesi näiteks aeg-ajalt kas veebi teel konsulteerima, kui me siit Eestist tõesti näeme, et meil nagu endal jääb väheks neid spetsialiste, et siis ma saan võib-olla sealt kaudu leida niisuguseid häid spetsialiste, kellega ma saan siis nagu koostööd teha tulevikus, et see konverentsi mõte ongi pigem selline integreerumine, omavahel nagu teadmiste, kogemuste jagamine, sest see on selline väga uus valdkond ja alles ma arvan selline tuleviku nii-öelda teema. Sest mulle tundub see ka hästi nagu sihuke paljulubav valdkond, hästi põnev valdkond ja tegelikult ise ka naisena, keskeas naisena, et võib-olla tahaks ka juba ette mõelda ja teada, et kuidas siis nagu valmistuda ja et näiteks kas või see lihasmassi tõstmine, aga et mida siis nagu veel nagu arvesse võtta või arvestada, et ma arvan, et see oleks nagu väga super võimalus, kui oleks võimalik konsulteerida ja arutada kellegagi. Just. See intiimpiirkonna ravi on ka üks asi, mida ma olen ammu näinud seal teenuste nimekirjas ja mis on mind ka huvitanud, et mida te nagu seal pakute, et see on laseriga mingid teenused või et mis seal toimuvad? Mis intiimteenused on? Ja, et see ongi see, nagu meil kõik vananeb, kahjuks vananeb ka see piirkond, et seal on väga palju erinevaid asju, mis võib tekkida, eriti kui on sünnitusi olnud, näiteks on kõige tavalisem on siis näiteks selline nagu stressinkontinents ehk põiepidamatus ehk kui meil koed lõtvuvad, lihaskond, vaagnapõhi kõik lõtvub, siis hakkab see lihaskond ka seda probleemi rohkem nii-öelda tekitama ja siis me saame seal teha nii laserravi, meil on olemas selline tool, mille peal saab istuda, neid vaagnapõhja lihaseid stimuleerida ja vaagnapõhja lihaste stimuleerimine mitte ainult ei aita seda stressinkontinentsi ravida, vaid ta lisaks siis stimuleerib kogu seda väikest vaagent ehk tegelikkuses ka munasarjade verevarustust ja see omakorda aitab ka seda menopausi edasi lükata, sest munasarjade reserv on väga paljuski seotud ka nende verevarustusega. Et ta annab sellist ka intiimelule loomulikult palju juurde, kellel on seal alaseljavalud, et väga paljudele asjadele see nii-öelda stimulatsioon ja lihaste nii-öelda väga hea nii-öelda toonus annab väga palju kaasa ja samamoodi laseriga saab siis seda limaskeste pinguldada, et seda kas või põiepidamatust, aga ka lihtsalt, kui on näiteks liigne kuivus ülemineku eas, kui on näiteks liialt juba koed lõtvunud, et see juba intiimelu kannatab, et siis ta annab ka seda pinguldavat efekti. Ja see on midagi, millega naised täna juba Eestis julgevad tulla ja pöörduda ja ikka ja, see on nagu nii minu jaoks nii elementaarne, minu meelest see on sama tähtis täpselt nagu nägu, et see on meie enda heaolu nimel ja meie pere heaolu nimel, et ma arvan, et see on mitte absoluutselt midagi häbiväärset, et ka sellest rääkida ja sellele tähelepanu pöörata. Aga siia lõpetuseks, nüüd need vaatajad ja kuulajad, kes on meie saadet nüüd täna kuulanud, võib-olla on minusuguseid seal, Kadri-suguseid, kes on juba nii-öelda, on juba ja öelnud, kus nad sind leiavad ja kui pikad on sinu nii-öelda konsultatsioonil ajad? Olen siin samas lähedal Eestri tänaval on doktor Marila Aasma laserravi ilukliinikus
et minu juurde need järjekorrad sõltub hooajast, ütleme võib-olla 1 kuni 2, aga kui on väga kiire, siis meil on armsad administraatorid, kes võtavad ikkagi ootejärjekorda ja võtavad siis vahele, kui keegi näiteks tühistab, et alati võib meile helistada, et saab ka kiiremini minu juurde tulla. Online'ist võib loomulikult vaadata need, mõni on meil nagu nii-öelda natuke nagu aktsiaturul, et läksin duši alla, tulin tagasi, vaatasin, see aeg oli vabanenud tänaseks, et ikka inimesed tühistavad, jäävad haigeks, et selles suhtes saab ka kiiremini minu juurde. Aga võib tulla ka otse mõne meie muu spetsialisti või mõne muu arsti juurde, et nende juurde võib juhtuda, et saab kiiremini aja, aga ma olen alati kliinikus olemas, et kui on soov midagi ikkagi üle küsida, siis saab üle ukse mind paluda, ma saan tulla ja aidata ja otsustada ikkagi. Ehk siis, kui jõulupeoks tahaks olla nüüd nagu sirge näoga, siis võiks tegelikult nüüd juba niimoodi oktoobri keskpaigal võiks juba bookida sinu juurde aja. No jõulud on siuke nagu ikka iluteenustes alati väga tihe aeg, et tasub hakata pigem ette mõtlema, et mitte viimasele hetkele jätta, et alati tasub mõelda selle taastumisperioodile, et oleks täpselt, et sinikad ilusti taandunud, et kui on näha, et mingi tähtis sündmus on tulemas, siis kindlasti ma soovitan pigem varem hakata selle peale mõtlema. Ja kui pikalt siis nagu, et vähemalt vahele jätta enne seda tähtsat enne jõulupidu? No botuliintoksiin, kui me räägime näiteks, tekib ju 2 nädalaga, et siis võiks olla aega, et seda tulla vajadusel parandama, et ideaalis miinimum 2 nädalat, aga isegi kuni kuu, ma arvan, et oleks selline ideaalne aeg, et selle kuu aja jooksul toimub ka see uue kollageeni tekkimine, nahk hakkab rohkem särama, tal tekib juba mingidki märgatavad vahed ja selles suhtes ma arvan, et siuke kuu oleks ikkagi ideaalne. Ma arvan, et nüüd me peamegi Kadriga online'i minema ja selle aja sul ära puhkima. Ma mõtlen selle peale täna, kui ma sõidan Tartusse. Aga suured tänud, Mari, sulle. Kindlasti sa võtsid mul väga palju hirme maha, nagu täiesti kindlasti. Ja ma arvan suure tõenäosusega, et see kinkekaart saab ära realiseeritud minu poolt ja ma ei kingi edasi. Parem oleks. Just. Aitäh veel kord. Suur aitäh. Sa oled kivist ja mina olen puust, kuid suuri sõnu kuuleb mõlemate suust.